Saadet toetab Betmaster. Hei, tere tulemast taas kord vaatama saadet Mikael ja Mikker. Mina olen nagu ikka Mikael Meemaa, klahvide taga nagu alati Rait Kanguur. Tervist, on rõõm olla tagasi. Ja täna on meil külas suvesangarid isiklikult, tegelikult see on võib-olla trademargitud. Ei, täna on lihtsalt kaks suvist ägedat kutti külas. Meil on täna külas Maiduk ja Puntso. Tere! Ei tule täna. Kõik on sellest lühikesest kuumalainest juba nii läbi, et Räsitud. Aitab küll, noh. Haamriga vastu pead saan, noh. Mis te vahepeal siis teinud olete? Ma ei ole peaaegu kuu aega näinud teid. Mis uudist? Prahas käisin. Beach Grindil tegime seti. Saatsin täna just arve ära muideks. Väga hea, thanks. Kuigi, jah. Oota, olite Beach Grindil, mis? Aftekal. Triibu pasta afterparty nime all, enda nime vist ei näinudki nagu rohkem kuskil. Afterparty nime. Ei, ühes stories oli küll. Võib-olla oli. Ja siis kõige parem oli see, et sama nagu Sunsetis on 2 lava, ma esimest korda käisin Sunsetis, vaata. Meie olime sees ja samal ajal oli väljas Netski. Ilm oli nii pask, et inimesed ei tahtnud õues olla vist eriti. Teie kasuks mängis see, et nii vihmane oli, et... Ei, seal oli rahvast nii palju, et osad pidid olema meie seal. Aga ma saabusin ikkagi just ka nüüd praegu Pärnust ja vaatasin üle, mis oli siis Beach Grindi, mis Damage siis on seal pargis õieti. Ja no on küll muru ära rikutud. On ka uus muru istutatud ja festival tegelikult, jah, mingi hinna sa pead maksma nagu... See on hea, et ekspert käis üle ikkagi, vaatas, andis oma hinnangu sellele. No üldiselt see ei pea nagu olema ekspert, et näha, et maa on sopane. Ja et muru ei ole pargis enam. Aga sa ikkagi otsustasid kohale minna ja vaadata. Ma olen mitte ainult ühe korra sinna kohale läinud, vaid ma olen korduvalt seda üle vaadanud. Sa oled terve suve Pärnus, ma iga nädalavahetus näen, sul on üks asi. More or less, ja ma nüüd olen 2 korda veel. Ja siis tuleb meie show juba. Wunderbaris käisin, meie seda üritust ilusti plakatil ei olnud. No neil oli seal välja toodud mingid kuupäevad. Ma üldse praegu veits kahtlen, et kas neil üldse nagu see meeles oli, vaata, mis ma kuskil aprillis kinni panin. Ja ma saatsin neile plakatile üldse stressi. Aga igatahes augusti kava peale meid ei pannud. No see meid ei morjenda, ega see suur hiigelvenju tuleb sold out vist sellegi poolest, et... Aga teil on see Maiduk ja Puntso stand-up show, et seekord mitte DJ set, et see on augustis. Vahelduseks stand-upi ka. jah. Saab varasemal kellaajal peale minna natuke. Nojah, eks see on, siin on suuremad tegijad on nagu selle kolmandiku suvest ära hõivanud, siis peab ka kuskil... Nimesid nimetamata. Peab ka kuskil tuvi kombel. Ennast sisse suruma vaikselt. Aga teete peale Pärnu lähete veel kuskile või praegu on see? Kusjuures plaan on Tartu ja Tallinn ka ikkagi teha, jah? Aga seda juba siis septembri lõpupoole ja oktoobri alguse poole. Ja jaotate laiali niimoodi? No, polnud paremat seda jaotust, see oli kõige optimaalsem. Aga see on okei, noh, mingi kuu jääb vahele, natuke rohkem, see on chill. Hingamisruum on ka tore ja siis arenemisruum võib see hingamisruum olla ja siis ega siis... Ja võib-olla täitsa uus kava juba Tallinnaks. Ja sügisel pole ju tegelikult niikuinii sittagi paremat teha, kui open mic'idel käia. Absoluutselt. Ma vaatasin, midagi te juulis tegite Kennis ka või see oli see Puntso sinu kohtingu lood oli Kennis või? Kohtingu lood.
tegime Pärnus, tegime Kennis. Ma vaatasin, et Tartus te võtsite särgid seljast lausa. Ja see oli nii palav, sa kujutad sa kujutad tõenäoliselt, see palavam kui siin praegu. Seal on mingi see vent on mingi vabariga aegne seal, vaata. Lihtsalt moe pärast teeb täiega häält, aga ma ei tea, kas panime kõik tööle, jätsime kõik tööle ja võtsime särgid ka seljast ära veel. Aga show oli fire igas mõttes. Seal on Tartus tavaliselt ongi fire. Vahepeal sai ventileerida siukse nibiga, et teed ukse lahti. nüüd see uks on siis ära varjestatud mingisuguse... Ei, me tõmbasime selle ka eest ära, me tegime kõik, mis sai. Sa saite selle ukse lahti ikka? Ma mõtlesin, et see on helipuldi taga. Ma mõtlesin, et see on avamatu uks. No siis keegi on mulle väikest hipitrikki teinud. Edrik Punsonen nad ei julgenud nagu seda. Ei, see helimees jäi ise nii palju hiljaks, et ta jõudis 18.15 äkki kohale või 18.30 pidid uksed olema, vaata, siis ta ei saanud mulle väga vastu vaielda seal asjadega. No, said ikkagi väikse hipitrikki said, jah. Väikse, jah. See, kus sa jõuad kuradi kohale ja kedagi kohale ei ole, vaata, ise ootad veel seal pool tundi. Aga ei, väga hea koht. Hea show. Mul on siukene nagu... See suvi on mul siuke nagu õppimise suvi ja et eelmine suvi oli nagu see esimene Eesti see C+ kategooria kuulsuse suvi, et siis sain lihtsalt nautida enda RGOski reklaamirahasid ja asju, vaata. Aga nüüd see suvi ma kuidagi nagu saan, ütleme siis, õpetlikke kogemusi rohkem. Teisipidi näen, et see suutmatu orgunn on nagu läbiv joon igal pool ja ma mõtlen, et kas mujal ka või on ainult meelelahutuses või et kas mul on mingisugune, et kas keegi kuskilt kaugelt ilmast, teisest ilmast tahab mulle midagi öelda või küsimus on, et miks keegi ei suuda lihtsaid asju ära orgunnida? Mis türa toimub, noh? Miks kõik on õlid, noh? Ma arvan, et paljud ütleks Eesti poliitika kohta samamoodi, vaata, et see ei ole ainult meelelahutuses. Ma ütlesin, mul on, jah. Oleg Kross tunneb samamoodi rahandusministri osas praegu. Jah, võib-olla tõesti. Et siis on järgmine filosoofiline küsimus. Et kas kõik on õlid sellepärast, et meil on nüüd telefonid ja me saame nagu lubada endale seda kõiki asju viimasel hetkel uuesti ära muuta või on see mingi kollektiivne suutmatus või mis kuradi pask see on? Ma nõuan vastuseid. Inimesed ei respekteeri sind piisavalt, sa pead kehtestama ennast. Ja ma olen ka sellele mõelnud. Sa pead kellegile molli tõmbama. Ja ma ei tea, kas peab molli tõmbama, aga see on ka jah. Ma mõtlesin, et me saame siin kõik rahulikult eksisteerida. Ei, pead kogu aeg jala maha panema, muidu saad kuradi üle ja järsku oled 4 soti eest kuskil Kohu piima reklaamis. Ärkad peale nädalavahetust üles, kus ma olen? Reklaam võtta. Puts küll. Oota, palju ma küsisin sellest? Palju küsid, veidi vähem saad. Vähe küsid, saad kindlalt vähe. See ongi nagu see Jan Uuspõllu esimene film ju hakkas sellega, et noh, see parem sellest duoloogiast, see vanem film algas siis sellega, kus ta oli parukas peas mingi sae reklaamis. Et see tundub ikkagi läbi ajastute läbiv teema, et mingis reklaamis sa oled. Ja see mingi suvine asi ka minu arust, et talvel kuidagi on igat pidi see orgunn lihtsam. Muidugi inimesed puhkavad praegu kõik ju. Ja aga vaat sellest Pataka või Jürgen Ligi uskuma, vaata, et kõik vinguvad, et jube raske on. Aga ega meil oli samamoodi, kõik on see, et noh, kollektiivpuhkus igal pool 3 kuud, noh, kellegagi, ükskõik kus sa Eestis oled, sa ei saa mitte mingis valdkonnas kellegagi ühendust. Kõik on 3 kuud puhkusel ja mina sain aru, et jube rasked ajad on. Aga kui on 3 kuud aega puhata, vaat siin on meil Ameerikast midagi õppida. Seal nagu ei olegi puhkuseid. Ja vaata, keegi ei vingu. Ma tahaks küsida, et millest te puhkate üldse? Nüüd siin on puhkate tööluusist või? Puhkate tööl puhkamisest? Ja näe, eriti vaata mingid avaliku sektori inimesed, mingi kultuurikeskuse inimesed, 3 kuud puhkused. Ma nägin ju aastakava ka. Täpselt, millest sa puhkad täpselt? Et 3 kuud, okei, 2 nädalat ma saan aru, see on puhkus. Seda ma võib-olla austan.
aga üle 2 nädala, see on minu arust juba, siis on asi käest ära. Siis see ei ole puhkus, see lihtsalt, siis see on mitte tööl käimine. See on elustiil. See on teine asi hoopis. Ma olen natukene töötanud avalikus sektoris, koolis nimelt on ja meil oli ühele seal andis väga seda tunda, et mingid inimesed lihtsalt kulgevad, vaata. Ühes klassis oli üks, et oli 3 õpetajat, kõik lihtsalt seisavad seal. 2 abiõpetajat ja siis üks õpetaja ja siis kõik lihtsalt seisavad. Seisavad ja vaatavad kella, millal 45 minutit täis tiksub. Siis, et need vaheajad siis õpetajatele, et kui lapsed puhkavad, oleks õigustatud, siis on mingisugune täiesti mõttetu kusi sul, et sa tuled mingi teisipäeval sinna ja siis istud veel oma neid persetunde täis. Millest te kurat puhkate? Tööle hakake. Kord tuleb majja lüüa Eestis. Eesti kõige töökam mees on rääkinud. Ja kui juures vaadake mind, türa ma vaatamise õli ma olen. Ja kogu aeg puhkad ka ju tegelikult. No kuidas ma siis... Alati kirjutan vend, Kiviõlis olen. Järgmine kirjutan, Prahas olen. No aga see väike Praha puhkus oligi ära teenitud, väike puhkus, ega terve suvi Prahas ei olnud. Ei, no kuidas võtta, ma tegin ühe open mic'i seal ka. Lähetus tegelikult. Komandeering. Muidugi see on väga oluline minu kui artisti tuleviku arenemise mõttes või niimoodi. Et see ongi, et vaadake, kuidas mina saan olla paremini organiseeritud kui suur hunnik muid õlikotte. Kuidas see fucking minusugune vend? Vaadake, millal ma oma tosse viimati pesin. Hendrik, näita endomi. Mul on uued peaaegu. No vahet ei ole. Vaadake, ma ajasin täna endale vaarikat särgi peale ja ma olen selle särgiga edasi. Ja mul on asjad organiseeritud, enam-vähem. Ja türa osadel ikka ei ole üldse, täitsa putsis. Millest te puhkad? Kulaagi simulaatorit on vaja sükestele. Nädalaks ajaks Kulaagi simulaatorisse, sest see paneb asjad perspektiivi. Aitäh, see oli mu preach. Edrik, kui te koos showsid teete, kas teil on selline good cop, bad cop ka või? Et see... Et kumba rolli sina teedad? Et sa ütled, sina surud pärast kätte ja ütled, et see oli super... Ja. Et kõigepealt nad ajavad Maidu sellega närvi, et kõik asjad, seda on väga selles mõttes huvitav on kuulda, et kõik nii palju probleeme õlid on, vaata, ja mul on täpselt sama tunne, kui ma Maidukiga asju teen. Selles mõttes see on väga hea. Siis me tegime seda DJ setti. Okei, mõtleme kohe ära, et mina ei oska midagi teha. Ja Mait oli boss. Ja tegi kõik asjad. Korraks Mait läks kusele, vaata, keset seda. Ja siis jäi liiga kauaks kusele ja 20 sekund loo lõpuni, vaata, ja mul on täiesti putsi, siin on 500 inimest, vaata. Sa oled nagu see väike laps poe järjel. Ei, legit paanika, vaata, mida ma teen, sain juba teise loo peale, kas ma ei teadnud, kuidas seda vahetades küsin nagu fotograafi käest, kes teeb pilte seal, vaata, kuule sa oskad seda või? Ei, ma arvasin, et sa oskad. Ausalt öeldes, selles vahetuses ma olen selle fotograafiga täiesti nõus, et kui ma oleks tema rollis olnud, ma oleks täpselt sama. Tal oli point. Ja siis Vaiduki jõudis kuradi 2 sekundit ennem, kui laul vahetub. Aga vahetust ära, et enam-vähem vale laulu muidugi selles mõttes võtsid, et jah, polnud skuuter, ta pani 5 laulu skuutrit järjest, meil olid 19-aastased naised seal vaata ees. Kuule, selles mõttes, et ära paranda asju, mis töötavad. Aga igastahes jõuan mina siis ennem Pärnusse ära vaata sama päev ja hakkavad kõned tulema, mis kõigepealt oli, kuule, meil on vaja seda iPhone to AUX juhet, eks ole. Pole probleemi, ostan ära, jõuan elamisse, tuleb järgmine kõne. Kuule, Jyskist mulle magamiskoti saad osta. 15 euros. Tuleb järgmine kõne. Kuule, seda läpaka tonglit on täiesti verse seda. Siis türa sa hakkad praegu orgunnit. Siis mingi... Aga mul oli tegelikult väga hea vastuargument ka, et kui ma olen ainuke, kes seda teeb, siis ma võin ise valida, millal ma teen. Aga Tongel oleks võinud olla. Aga Tongel sai orgunnitud küll. See oli mul kaasas õnneks. Jaa, õige, see oli sul kaasas. Selles mõttes lõpp ja kõik ja AUX-i juhtmes polnud mingit tolku.
Auksi juhe, mida meile lubati, seda ei olnud. Auks oli vales augus, ühe laulu panime, väga rõve oli. Nii sita kvaliteediga tuli. Ei, no ta oli vales sellest, ta oleks pidanud tegelikult lainis olema, aga lainis oli nagu juba 4 pulti taga. Ja Auksi kohta öeldi, jah, saab, aga ma ise orgundisin seda. Nii et ja mis on nagu ja mis on veel huvitav on see, et Beach Grind on, ütleme vist üks Eesti nagu selles mõttes, no kuidas ütled parimaid, üks Eesti edukamaid festivale. Aga ka seal ikkagi mingid asjad nagu lappasid ja samas ma tean, et need inimesed on nii palju pädevamad kui mina selles asjas, et ma ei saa nagu öelda ka, et teil oli õliorgunn, et kuidas ma ise nii suurt mastaapi oleks teinud. Aga et kui isegi neil on mingisugused sellised asjad, siis äkki inimesed ongi lihtsalt kõik natuke saamatud. Su probleem on see, et korraldaja ei pakkunud magamiskotti omalt poolt või? Ei, magamiskotti mulle, see oli minu enda süü, see jäi mul maha. Aga oleme ausad, Netski jaoks nad oleks leidnud magamiskotti. Ja see on ka see jah, et mis taseme mees sa oled, aga nojah, oleks tahtnud seda Auksi juhet. Aga tegelikult Auks ei ole nagu jah, sellega ei ole hea DJ eitada, et ta on nii vaikne nagu. Aga Good Cup, Bad Cup ja me saame hakkama kuidagi on need üritused ära toimunud. Ja me ei olegi tegelikult ammu midagi koos teinud ju. Ei ole jah. Tegin sooja sulle ja ega ma ei tukki ei näegi. Korra seal Sunsetis nägime. No meil seal oli mingid, ma saan aru, mingid omad plaanid. Ei noh, sul on peol ka kogu aeg omad plaanid. Jah, sellepärast ei olegi nagu väga pahane, et ei näinud või. Aga nii et järgmine suvi Võsu rannafest ka juurde, ma arvan. Just käisin. Aga sa käisid niisama tsiviilina seal? Hui ka. Ja seal sain ka õliorgunni maitsta. Mitte Võsu rannafesti endi poolt, aga sain ka natuke maitsta õliorgunni. Kuna Eesti on nii väike, siis ma ei saa öelda, kelle pärast, kes seda mulle põhjustus. Aga siis ma jällegi tõdesin selles. Ja nüüd ongi, et ma ei oskagi nüüd nagu, ma ei saagi aru, kas ma pean selle kõigega lihtsalt leppima, ise püüdma mitte samasugune olla või B, selle kõigega leppima ja muutuma ka õliorgunni meheks, sest kõik niikuinii teevad õliorgunni. C, ma niikuinii ise teen ka veits õliorgunni. Täpselt, defineeri õliorgunni. Esiteks. Võib-olla see on lihtsalt siis meie hädisesse koodeksisse sisse kirjutatud ja ei olegi midagi teha. Eestlased teevad väga hästi tegelikult, ma arvan, võrreldes veel teiste, kui sa praegu rahvusele refereerisid. Ei teagi, võib-olla mul on lihtsalt selline, ma arvan, et eks me oleme kõige rohkem siuke halb sprii praegu, et see, ma saan seda nagu natuke liiga palju ja siis mu tolerants on, mul on nagu punases vaata juba, mul on juba see näitajad on punases. Kas sul on meelelahutusmaastikust kopp ees ja? Jaa. Pole siin väga kaua õieti mänginudki, aga on küll jah. Täiega on. Eks ta üksteid tuleb jälle tagasi, aga jah, on. Kas ka sul? Õnneks ei ole vaata veel, aga ma arvan, et see suur erinevus on ka see, et sa teed rohkem neid ööelu asju. Et mulle tundub, et seal on veel rohkem selline vabama käega see orgunni osa. Et nii kaua, kui sa teed kell 7 algavaid üritusi, vaata, ja siis on natuke rohkem asjad kontrolli all. Aga kohe, kui need on sellised öised ja siis kui on nagu pikad line-upid ka veel ja mitu lava, siis inimesed hakkavad. Aga kuule, räägi meile, kuidas suvetuur on läinud üldse? Jaa, räägi meile, kuidas kuradi mitte õlid asju ajavad. Meil läks see aasta isegi üllatavalt sujuvalt. Selles suhtes no teistel poistel oli ainuke selline stressiallikas korraks oli sellega, et mina nii-öelda viskasin õhku kevadel, et kas käime vormsilt ka läbi. Ja siis korraks oli seal nagu väike stress sellega, kus me
avastasime see, et kui tuur oli alganud ja me ei olnud nagu otseselt seda vormsi asja läbi mõelnud enda jaoks. Piletid müüsid ülihästi, aga siis me avastasime, et praamipiletid on nagu välja müüdud ja me ei saa nagu bussiga üle sinna. Ja sealt hakkas nagu selline väike seiklus pihta, kus mul oli see, et okei. Ja siis selgus, et kuna Vormsi Vibe on järgmine päev, mis on põhjus, miks me läksime üldse Vormsile, siis selgus, et ka nagu majutused on välja müüdud. Ja siis ütleme nii, et meie grupis oli korraks selline tsipatõrges suhtumine teiste poolt minu suunas. Sest nad vist, või noh, õigustatult arvasid, et ma nagu tegelen nende asjadega. Aga tead, lõpuks kõik meelelahutusmaailma jumalad nagu aitasid meid nagu täiega selles osas välja, et me jätsime lihtsalt bussi Rohukülla, jalutasime selle väikse Vormsi praami peale, seal sõidab see Örmsöö praam sõidab ja see oli täiesti punnis inimesi, nii et see on nagu õhku hingata nagu Ryanairi peal oleks, et inimesed seisid vahekäikudes, pole kunagi seda praami nii täis läinud. Ja siis õnneks meile tulid Vormsi Vibe'i korraldustiimist tüübid, tulid autoga nagu sealpool järgi, viskasid meid rahvamajja. Ja siis samal ajal kui show oli mingi rets müristamine ja see, ja siis meil oli see, et okei, et me olime just majutus Haapsallu võtnud ja praam ei sõida öösel tagasi, et meile nagu lubati, et me saame mingi väiksema paadiga tagasi mandrile. Aga siis, kui me vaatasime õues ilma, siis oli nagu see, et noh, ilmselgelt kui natukenegi kõrgem laine on, siis see väike paat ei sõida. Siis ma sain jälle natuke kurjasid pilkusid seal kolleegide poolt. Ja täpselt siis, kui show lõppes, vihmi järgi, ja see oli nagu selline maagiline, nagu tuult ka ei olnud, lihtsalt ülirahulik, selline Disneylik päikeseloojang. Ja siis tuli kuskilt Vormsi teisest otsast mingi tüüp oma pick-up truckiga võttis peale, sõitis sadamasse. Hüppasime tema kaatrisse, sõitsime maalilised 30 minti täiesti rahuliku mere peal. Nii et selline romantiline päikeseloojang oli taustaks. Noh, oleks mõni naine kaasas olnud, vaat siis oleks üliromantiline. Aga 8 tüübiga oli lihtsalt veider. Aga ilus sellegi poolest. Kuidas show oli seal? Vormsi show või? Üllatavalt hea. Et see rahvamaja on selline klassikaline Eesti väikekoha rahvamaja, aga täpselt see, et kuna meie show oli reedel ja siis laupäeval oli see Vormsi Vibe'i festival, mis on vist kõige suurem asi, mis Vormsis üldse toimub, siis me saime nagu seda festari rahvast endale. Ja noh, et kui mingi suvaisel ajal Vormsile minna, siis seal tegelikult ei ole nagu ägedaid noori, ma arvan, selles mahus. See on nagu paar sellist. Ma avastasime, et Mattias Naani mingi sugulane on seal, kes näeb nagu üli nagu Mattias Naan välja. Ja ta väidab meile, et ta ei ole vereliini pidi sugulane. Aga ta näeb välja täpselt, kui see teeks Mattias Naanile selle TikToki tee vanemaks filtri paneks peale. Nagu üks ühele selline tüüp. See on ta isa tegelikult, ne? No me üritasime talle öelda aga Mattias ei võtnud kuulda meid. Ja siis ta näitas meile oma jutumärkides päris isa pilti, kes ei näe nagu üldse Mattias välja. See seletab nii mõndagi, jah. Et meil on tegelikult uus selline, osad ütleks vandenõuteooria, aga meie arvates siililegi selge silmaga näha, et Mattiase bioloogiline isa elab Vormsil. No võt. Aga mis veel on mingid seigad, mis on highlightid selle aasta suvetuurilt siiamaani? Mida nüüd järgmised suvetuurid meenutatakse? Kes mida tegi? Mis Dan tegi? Mis Dan tegi või? Ta ei teinud midagi nii nagu huvitavat. Eks ta mingi klassikalisi asju tegi, vaata, et kuskil õhtul, kuskil terrasside peal üritab mingi näitsikutega juttu teha. Aga õnneks või kahjuks, ega ta midagi kriminaalset ja nagu naljakat ei teinud. Et ta kõik on nagu nii vanaks jäänud. Et nüüd see on nagu selline veits nagu Anne Veskiga tuuril olemine. Et me teeme nagu kõik ära ja siis lihtsalt sööme hästi. Me teeme tavaliselt Airbnb sauna ja siis lähme magama. Ja. See on siis ikkagi, ma saan aru, et juhtub ka ikkagi parimatele, et sa panid ka veits õliorgunni ikkagi selle Vormsi asjaga, et siis järelikult ikkagi inimesed ongi natukene õlid. Mõni on lihtsalt rohkem, ära liiga palju ole, ära liiga õli ole, aga võib-olla see ongi see, miks see nagu nii hästi teil toimib,
et inimesed ei ole nagu järgmine päev pohmas vaata ja niimoodi. Et siis sealt tekib ka, inimesed on nagu võimekamad või niimoodi toime tulema asjadega paremini. Et see on... Kui eks seal lõpus ikka on, vaata, see on selline klassikaline, et ükskõik mis kontekstis sa pead mingite inimeste liiga palju koos olema ja siis hakkab see murdepunkt tekkima. Et kas või kui sa sõpradega käid mingi 2-nädalasel reisil, siis tegelikult täpselt enne äralendu need viimased päevad on juba selline, et seal on sellised mikroagressioone vaja, nagu moodsad psühholoogid ütleks ja väga kiirelt võib. Ma just tahtsingi küsida, et milliste väiklaste suvaliste asjade peale sa siis lõpuks nagu kettasse läksid, et stiilis Karli küüned on lõikamata või mingi... Karl, muideks, nüüd kui ma mõtlema hakkan, väga hea maniküüri ja pediküüriga mees. Ei teagi nagu see... kus ta salaja käib seda tegemas. Aga pigem enamasti on nii, et Weinbergs on ikka see, kes suudab. Ta elab nii nagu enda maailmas, et meil on, nüüdseks on juba, see oli võib-olla 10. aasta järjest praegu, kus me tegime seda suvetuuri ja nagu terve see periood on Danieliga täpselt need samad probleemid on. Nagu näiteks see, mida me iga aasta üritame talle seletada, mis on see, et kui hommikul on kell 12 check-out, keegi meist ei taha nagu check-out ida. Kõigil on nagu sitt olla, sa pead asjad uuesti pakkima ja sa tahaks kauem magada. Ja siis ta on iga aasta seda teinud, et me oleme 7 tavaliselt heal juhul on 2 vetsu, on ju. Halvimal juhul on 1 vets, kus on duširuum samas toas. Ja mida Dan teeb on see, et ta läheb 11.30, paneb selle ukse lukku ja siis hakkab nagu lihtsalt istuma poti peal. Ta on nagu, ja ta paneb nagu XM-id pähe ka, müra summutavad. Paneb ukse lukku ja lihtsalt istub poti peal ja nagu haudub oma junni välja sealt. Ja me oleme üritanud talle seletada, et kas sa saad aru, et kui meid on 7 tükki, sa ei saa üksinda duši ja vetsu ühte ruumi hõivata terveks selleks ajaks. Siis, aga talle nagu ei jõua sellised asjad kohale. Arvaks, et selline üksik lapse käitumine, aga tal on tegelikult vend ja õde, nii et ma ei tea, mis seal kasvatuse juures juhtus, et... Äkki see on tema mingisugune solituud, vaata, kus ta saab rahus olla kõigest eemal. Ei, tal tõenäoliselt ongi nagu seal lukurstatud vetsus. Tal on väga mõnus seal, jah. Võib-olla peaks teda karistama ja talle selle kuiv käimla tekitama. Ja siis võttes arvesse, milliste suvaliste faktidega Dan kursis on, siis ta teab, et see kuiv käimla metaani mõjudab ärakule hästi ja siis ta ei julge seal enam pool tundi istuda. Võib-olla pead selle triki tegema. Aga siis selleks ma muidugi endale päris valus kuiv käimlaga kohtu võtta. Ja mis veel mingi klassikalised Dani asjad olid. Aga nagu see ka, et ta on nagu lihtsalt kogu aeg kuidagi täiesti enda maailmas. Et üks asi, mis on hea, eriti nagu mida tuur edasi läheb, seda lühemad on need süütenöörid, on ju. Ja siis näiteks me olime vist omadega Pärnus, on ju, selline enne show'd, valgusproov, heliproov. Ja siis alati nagu see, et kui mingid asjad on juba tehtud, siis Dan tuleb nagu 5 minti hiljem ilmub kuskilt välja. Ja siis niigi nagu 6 venda annavad täiesti erinevat infot mingile tüübile, kes on valguspuldi taga. Ja siis tuleb Dan kuskilt nurga tagant. Aga seda vaatasite juba. See on see, ära saa. Ja see, et ta vaataski templis, tal oli mingi ikooniline vestlus selle koha omanikuga, kus Dan oli lihtsalt mingi rannatooli peal, Captain Morgani rannatooli peal päikseprillid ees nagu loungimas. Ja ütleb selle tüübile, et kuule, ma palav on siin, et AC-d ei saaks sisse panna. Ja siis omanik ütleb, et nõus sinuga, aga paraku jah, siin majal ei ole nagu AC-d. Ja siis Dan oli, et okei, aga midagi võiks ju panna, et nagu palavist on, et mingi ventilaator on, mis on, aga see teeb nagu haigelt lärmi. Ja siis Dan ütles, väga hea, panne see AC sisse siis. Ja siis ta oma rannatoolil edasi. Ja siis... Ei, see tüüp oli ka natuke segaduses, aga siis me üritasime talle seletada, et ära pane tähele. Kui on üks tüüp, keda nagu ära kuula, vaid lihtsalt lase tal olla kuskil nurgas. No eks iga üks on isemoodi. Mõni rohkem isemoodi. Aga
Mu lemmik on vist ikkagi see, kuidas ta seda soundchecki teeb. Heli. Palun ütle üks lihtlause sinna sisse, et see tüüp saaks kuulata, vaata neid kõrguse. Heli. 15 aastat in the business, noh. Ja heli. Ja bled, suka. Ja, noh. Ei, ma olin ka tegelikult väga nagu erutun selle mõtte peale, kui Dan ütles oma viimase tuuri ajal, et ta nüüd nagu ise korraldab seda. Nagu kõik need aastad kogemust temaga, mul oli nagu see, et sa oled nagu kogu aeg sound out, ükskõik mis asju me teid oleme, et ma tahaks väga näha, et mis infoga sina majadesse sisse astud, ütled, et mina olen see vastutav isik. Alustame tehnilise prooviga. Tavaliselt tuleb ja siis paneb need enda valgustad kõigesse asjana üles. Oota, aga järgmist ta tahab teha ise või nüüd tal oli ju abiline ei või? Jaa, nüüd oli jah. Jah. Siis... Aga sa oli terve aeg või? Ei, et otsustas, et nüüd selle teise run'i nii-öelda ta teeb ise ikkagi. No jah, tal oli tegelikult suht välid argument, et see, noh, mis argument see ikka on? Raha. Aga mina olen nüüd küll siin seda meelt, et tegelikult üksinda liiga palju teha ei ole hea ja ahnuse pealt ei tule head kraamina. Ahnuse pealt tuleb head pappi, aga siis ainult sulle, sest lõpuks oled üksi oma ahne kuradi oma varandusega. Ehk siis loomoraal on see, et võtke ikka kurat keegi endale korraldama asju. No see raske on leida see inimene. See muidugi jah. See on kuradi siuksed spetsialiste on ikka olemas, et... Seal ongi selline nokk kinni saba lahti olukord, et need nagu kogenud kontserdikorraldajad, ega nende jaoks nagu stand-up mingi suur asi ei ole, onju. Et noh, kui sa just ei saaks mingit Harimati Mustonil üle-eestilist kontserttuuri korraldada, onju, et siis nad võib-olla teeks kõrva lahti. Aga täpselt, et kui me räägime siin nii-öelda mõned redeliastmed allapoole nendest tuuridest, siis nad on nagu, et ei paku pinget ja siis jäävad nagu need tüübid, kes nagu otseselt ei olegi väga palju midagi korraldanud. Oliorgun.ee Sellele peaks tõesti mingisuguse... See oleks päris hea nagu selline väike OÜ nimi nendele Õliorgunn. Õlivennad. 10 pöidlega mehed või? Sinu järgmise stand-up tuuri jaoks. Õliorgunn. Võta ühendust ja võib-olla helistan 2 nädala pärast tagasi, kui on juba liiga hilja. Plakatid või? Ma mõtlesin sahandlid. Plakatitega on hilja, aga me võime ela-äppi need üritused. Sinna saab tagant järgi laadida. Eile oli vaja või? Kui ma uurisin sulle jah mingi meediaplaani, et paar nädalat hiljem veits, aga et Rock FM-i saad minna siis 3 minutiks rääkima, et see peaks sulle tooma ikkagi laviinina nüüd piletimüüki. Aga enne kui me Danist tagarääkimise täielikult lõpetame, ma annaksin veel ühe soovituse, et ta paneb kogu neid kuradi tuu neid lõppe enda nendele tuuridele, aga ta peaks Spektri Boys panema enda tuuri nimeks. Et see mulle meeldiks. No ma arvan, et ta nagu enda nagu mentori jälgedes vaata, tahtis ka, et mingi muster oleks, vaata, et Sander õigusel on see nagu numbrite mäng, on ju. Et järjekorras iga tuuri nimes on siis see number, mitmes see on. Ja siis, kuna see oli võetud juba, siis ma arvan, et Dan mõtles, et noh, et mis tema selline... Ilmaütlev võiks olla nagu see. On ilmaütlev see. Vist on jah, käändeid sitaks eesti keeles. Ja mis sinu tuuri nimeks saab siis, Hendrik? Ei ole nii kaugele mõelnud, jah. Polegi vaja üle mõelda. Saaremaa poiss. Praegu siin muud projektid käsil niikuinii, Kohtingu lood, Puntsomaan ja
Maiduk ja Puntso siin. Ütleme, see aasta on täis peaaegu. Teha on küll, jah. Teha on küll, jah. Siis on hea, kui on teha. Jah. Ja nüüd see juulikuu oli 3 show'd ja kuradi niimoodi läheb nii kiirelt, kui iga nädal on üks show, nagu kohe on see show juba jälle käes ja ongi juuli läinud, Väiksed Sunseti kuradi DJ keikad vahele ja nii ta läheb, Järgmine plakat vaja üles panna juba. Jah. Sunset. Ei, see oli lahe. Oli, Beach Grind oli tõesti lahe. Vihmane oli, aga ma olin 1 päevas seal ainult. Aga lahe oli. Järgmine aasta jälle. Ma ei tea, kui kutsutakse. Teile mind ei kutsuta. Sa pead rohkem sinna nagu DJ duosse sisse sööma. Seda küll, aga me tegime Mattiasega ka veel enne suvetuuri vahetult, tegime suhepaaris Piss Party. See oli ka päris lahe. No ma valin nagu lugusid sinna playlisti, vähemalt pooled. See on ka okei. No tegelikult... aga muidugi jah, eks iga ahv võib DJ olla. Täpselt. Aga see, kas meie Beach Grindil esineb, ei sõltu nagu meie suvast mitte kuidagi, et see sõltub sellest, kas Triibu Vasta veel aasta aja pärast ka popbänd on. Ja see nagu loeb, Ma arvan, et te peate lihtsalt nagu sellel sügis- ja talihooajal nagu establish ima enda selle DJ duo. Ja siis te olete nagu suviste festivalide programmijuhtide radaril juba. Võib-olla me peaks hakkama tegema erakaid firmapidusi nagu DJ seti. Aga siit on nüüd laiale ringile küsimus. Sa üldse tahaks või? See on fair point tegelikult. Tegelikult ei viitsi, jah. Sest tegelikult see selles mõttes stand-up on nagu suht hea asi, mida teha. Kõik on nagu rahulikud, teed selle neljapäeval ära. Sellega ei kaasne mingit 5 hommikul magama minemisi. Sa teed ära, põgened päkki, lahkud tagauksest ja ongi korras. Et seal on nagu hea poiss oled, teed pilti ka. Et selles mõttes pluss kurat pulmas stand-upi teha. No DJ on selles mõttes lihtsam, et pulmas nagu stand-upi teha on keeruline nagu või nagu DJ on lihtne, lükkad lihtsalt apa peale ja läheb vaata. Te saate ühendada ka seda tegelikult ju. Saame. Et siis on transpordikulud nagu alla hoitud jälle. Et näiteks Pärnusse, Viljandisse, Tartusse lähed tegema 7-9 stand-up show. Vahepeal kuskil pesus ära, riiete vahetus ja 0-0-0-0 tuleb see DJ live. Ja kell 4 lõpetame. Jah, siis Circle'isse. Jah. Bookings oliorgunn.ee siis ja võtke õliorgunniga ühendust. Võtke ühendust ja teile ei vastata esimesele meilile. Et siis, kui võtate stand-up paketi, siis see DJ paketi pealt tuleb nagu 10% odavamalt. Jah, kokku on 4900. Kokku on 4900, võite rääkida meid esindava selle grupeeringuga, õliorgunn. Kirjuta ja sulle ei vastata. Okei, aga kuna meil on selline palav suvi, siis ma arvan, et see on vahelduseks hea lihtsalt. Kuulame teisi inimesi ka natuke. Kuulame. Ja üritame rahvale abi anda. Vaatame, mis suvised probleemid meil inimestel on. Nagu ikka, siis miikal.ja.mikker.ee on kõigile meie kuulajatele avatud nõuandeliin. Kui sind vaevab mingi küsimus, probleem, dilemma sinu elus, siis saada meile see küsimus miikal.ja.mikker.ee ja me saatekülalistega kuulame selle üle ja anname väärt nõu. Tuleb esimene. Hommikust. See on pikem. Pausid on ka pikad. Ta pani küünad põlema. Hea. Hommikust.
Till tahtis näppimist, kartul tahtis panemist ja nii edasi. Kui kokku saime, olin 2 kuud ilma. Vaikselt hakkasin juba patte näpistama, et ehk ikka saaks veidi lõpetuseks midagi. Midagi sai. Kolmas kuu, detsember. Siis jõudis juba 3. kuu kätte. Hull andmine kogu aeg, aga ei mingit saamist. Lihtsalt muss. No jopenpuh oleks siis teadnud, et tuleks saata mujale leotama, aga tal oli maja ja isegi toimiv vereküsimärk. Saa midagi aru. Tere, mida me kuuleme? Siuke tunne nagu sa ei oleks sul magama läinud, see on juba siuke jutt. 4. päev. Nägin lootuskiiri. Teil Irka jutt. Aga aja möödudes need kiired varjusid. 4. kuu, jaanuar. Ma eriti ei teadnud niikuinii, mis ta must arvas, sest ta pettis osavalt teema kõrvale ja käis kindlalt samu sisse tallatud radu. Kuni selle hetkeni, kus ma boikottisin nõudepesu ja söögi tegemisega. Võib-olla masseerisin vähem pisut ja hakkasin tagajalgadele tõusma. 5. kuu, veebruar. No litaka sain kirja 5. kuul, 5. veebruar. Ta ütles lihtsalt, et okei, läbi. Tuli jälle sealt isa sõbra dünaamikaga majast, kus tutvusime ja peale mille külastamist või enne külastust alati käituti nagu mind poleks. Kuigi olin seal juures, kui oli vaja korda luua või plaatida, puhastada niisama või üldse, et seal käia saaks sinna läinud. 5. september 2024. Kaua see kestab veel? Viimane etapp. 6. kuni 9. kuu. Oli ilmselge asjade kokku panemise kuu aeg. Soome ootas. Tal oli mind vaja. Tal oli mind vaja. Halastasin, aga ei enam. 6. kuni 9. juuni 25 võrgud välja. Till pihku ja punuma. Uued rannad, rinnad ootavad. Oli ikka tore lugu küll. Aitäh, kes meid kokku viis. Ikkagi armastas, laseb minna. Dog days are over. See oli, meenutas sellist Vaino Vahingu päevaraamat täip biiti, et sa paned iga päev märkmikusse ühe lause ja sellise krüptilise. Nagu see, et seal lauses on palju, aga samas ka mitte midagi. See oli jah, selline, et tema ise saab aru, mis seal kirjas oli. Ma pean siin nüüd tuletama hakkama. Hendrik, mis sa siit tuletasid? Ja poole pealt hakkas pihta see asi, see on nagu esimene, vaata. Ma arvasin, et äkki on mingi lõpuks tuleb äkki kokku kogu jutt, vaata. Aga ei no läks lahku. Nii, okei, tal oli mingi mees, kellega ta kuskil tutvust, see ei andnud talle eriti tähelepanu, nagu näha vist ei pakkunud talle seda kliimaksit ka seksuaalvahekorras. Kus sa seda aru said? Ridade vahelt. Ridade vahelt. Et siis lihtsalt põhimõtteliselt okei, nii. Ja siis nad läksid lahku, aga kui see lugu siis niimoodi oli, nagu ma aru sain, siis ma saan sulle lohutuseks öelda, et on ka kindlasti igasuguseid selliseid mehi, kes pakuvad sulle kliimaksit ja kes pööravad sulle tähelepanu ja kes ei lähe Soome. Ja Seks ja linnas õpetati, et suhtest üle saamiseks läheb pool suht ajast.
ehk siis, kui ma suu sissekandest õigesti aru sain, oli seda pool aastat. Nii et paar kuud, 3 kuud ja asi tahe. Ja siis on sul juba uued kavalerid. Taustaks mingi Soome hääl. Väga hea. Stuudio läks ka Soome ära praegu vahepeal. Me oleme terves aeg praami peal. Rakennusmies hääl on siin kõrval. Aga mingis mõttes on arhetüüpne Eesti lugu. On küll. Et lihtsalt nagu sellises poeetilisemas kastmes on ju. Jah. No, ja see, et keegi mingit äärekivi praegu saeb samal ajal. Nagu tööpäev läbi ei peaks olema. Ma loodan, et see tuleb sisse, see on nii kaunis lisa siia. No meil on hooajaliselt 2 varianti, kas aknad kinni, kus tegelikult oleks seda ikka kuulda. Aga aknad kinni tähendaks seda, et me oleks kõik juba päästa out siin. Ei, see on väga hea, ma arvan. See sobib üli hästi siia praegu. See on selline miljöö. See on natuke audioteekonna selline taustahelid. Me oleks võinud tegelikult teeselda, et me sen taustaheli vaata. Dolby Atmos. Nagu Kamina kanalil on see praksumine. Ja, see oli väga hea. No aga kas nüüd... Tahate uuesti kuulata seda? Jaa. Võib-olla tegelikult need... mingid, mis iganes relaka hääled siin meetri kaugusel on. Äkki need lisavad täpselt selle ambianssi, mis jäi nagu punktide ühendamisest puudu. Aga jah, see on selline klassikaline päevaraamatu sissekande formaadis vana hea Eesti lugu, kuidas vahel suhe läheb rappa ja mees läheb Soome. Ja saeb seal äärekivi. Ja teenib 3 korda rohkem kui siin. Ja siit see äärekivi saagimine tulebki. Uued rannad, uued rinnad. Kas sa tähendab, et ta siis ostis tissid sulle ikkagi või? Ei, ta sai uue naise. Okei. See võis vist pigem tähendada seda, ja. Ma sain valesti aru. No alati on selline, et tegelikult kas on luulel valet tõlgendust üldse. Või see on lugeja või see antud juhul kuulaja. Iga tõlgendus on õige. See, kuidas sina suhestusid selle palaga. Tähtis on see, et suhestusid. Ja nagu iga vanaema ütleb, siis aeg parandab kõik haavad. Ja ega siin ei olegi midagi muud. Jah. Sitkust ja jõudu. Et nagu Hendrik Puntso ütleks, Tinderis näeme. ta on seal majakas ootamas. ja jõudu jaksu antud kuulajale. Tundub, et nad said lõigatud ka selle all. No siis saab edasi. Lähme edasi. Tere! Mikael ja, vabandust, kaunitar ja külaline ja Rait Kangur. Anyway, siin on Täpp. Ja me mõtlesime, et me teeme väikse update'i teile. Sest et me teame, et teid väga huvitab meie elu. Ja me tahtsime tegelikult öelda seda, et üks on meist lühem kui teine. Jah, arvake hääle järgi ära. Ei, me just ütlesime, kumb on tipp. Aga arvake teie. Kumb on tipp, kumb on täpp. Kuidas teie jaoks kõlab, kas tipp on kõrge ja täpp on madal. Tõepoolest. Ja teine asi, mida me tahtsime täpsustada, me oleme teinud ka vähemalt ühe TikToki sketši. Jah, ehk siis me oleme pretty famous in Estonia actually. Yes, most famous. Hetkel, nagu te kuulete, ma loodan, et on kuulda merekohinat ja natuke ka tuult. Jah, me oleme rannas. Eelmine kord me ei olnud rannas. Me ei ole ehitusplatsil. Jah, aga hetkel on kehad nii kuumad. Ainult teie olete ja mida siis veel öelda? Mingi küsimuse võtaks ka ikkagi siia. Mul tuli üks küsimus. Nii, palun. Aga nagu see on halb küsimus, seega mul on uut vaja. Okei. Aga ma ei tea, võib-olla minu
küsimus on, et kui kaua teie tavaliselt pinnite meres nagu nii kaua, kuni te enam ei viitsi ja viskate lihtsalt sinna samma pikali, sest et lihtsalt ei lähe sügavaks? See on hea küsimus tegelikult. Kaua te viitsite? Ja kas te olete nagu pigem päevitajad või te olete rohkem nagu suplejad? Ma arvan, et on suplejad. No issand, kunagi ei tea. Aga meie valik on ikkagi päike. Ja ega meil nagu muud midagi nagu täpsemalt ei ole öelda, ma üritan telefoni lahti saada hetkel. Ja ma ei tea, noh, hästi siis vist. Jah, aga siis pange ikka täiega edasi ja armastame. Ja armastus. Rohkem armastust. Ja musirullid olete. Tšau! Nii, need olid, see oli tervitus Tipi ja Täpi poolt. Ma saan aru, et sagedad külalised või? Muideks, Rait teist korda vist või? Millal nad varem olid? Mulle meenub, et kunagi oli ka see duo tandem. Vaata, siis ma ütlesin, et... Kanad olid või? Mingi kanade teema. Ma ei mäleta, mul on null ideed, mis see nagu eelnev kõne nende poolt oli, aga ma tookord komplimenteerisin nende kahe nagu sellist dünaamikat ja ma arvan, et see on endiselt elus. Siin oli paar päris head kohta oli nagu, et... Pole veel riidu läinud. On tunda, et see on nagu hea duo, vaata. Et nad ei tohi lahku minna. Aga see hea küsimus siis, et mis masti mehed olete, et kui kaua te merre jaksate jalutada, kuni kõhuli viskate? Tänast saadet toetab Betmaster. Mängude live-ülekanded, iganädalased spordiboonused ja suurepärased koefitsiendid. Kõige värskema info leiad alati Betmasteri kodulehelt. Betmaster, spordipanustamine nagu ei kunagi varem. Panusta vastutustundlikult. Ja meie täname Betmasterit saadet toetamast ja lähme tagasi episoodi juurde. Nüüd Saaremaal käisin Mändjalas just ikka 400 meetrit. Aga sa lähed ikka, kas sa jalutad nii kaua, kui sul on vesi puusani või nii kaua, rinnuni? Kui kuseda saab. Eks siis mitte väga kaua. Eks siis ma lähen jalgadega siis. Varbad vees. No. Mingi põlvis saate, siis juba saab vette põhimõtteliselt hüpata. Tapeakit. Ma ei oska, ma ei ole nagu mingi sugugi... Janariks ära. Ma ei ole... Shout out Janarile. Ma ei ole mingi... Millal sa ujumas käisid viimati, Mait? Kohe ütlen sulle. Millal Rally Estonia oli? Ta scrollib praegu nagu oma mälu nagu seda telefoni pilte, vaata. Eelmine nädal oligi Rally Estonia vist. 17 või 18 või Island Soundi nädalavahetus. No Island Soundi nädalavahetuse reedel. Aga Pärnus ei käinud kujumas? Pärnus käisin ka. Aga see oli... Aga nüüd viimane kord ei käinud, jah. Aga meres? Käisin meres ja käisin Viljandi järves. Ja rohkem nagu ei olegi käinud see suvi ujumas. Ma nagu tegelikult ei ole seda kunagi liiga hullult fännanud, vastik külm vesi. Aga ma nüüd püüan nagu natuke. Ma tavaliselt teen niimoodi, et ma lähen kuskil põlvissaate vette, teen ühe hädise, nagu hädise taivi, ülikusise sukeldumise korraks sinna vette, nagu niimoodi, mis sukeldumise, lihtsalt lükkan ennast vee peal korraks ja siis olen nagu ja tulen välja. Aga ta küsis ka, kas me oleme pigem suplejad või päevitajad, siis ma ütlen, et natukene võib supelda küll, aga päevitada nagu üle mingi 30 mindi kindlalt ei viitsina. Sama. Ma ei tea, ma ei ole jah kunagi päevitamisest aru saanud, see on nii nagu selline nagu raisatud aeg kuidagi või siis lamandin nüüd või? Või no ma tean ja osad on mingi loed raamatut, no seda võib varjus ka teha. Näen paremini. Ma nagu, jah, ma ka väga kaua ei viitsi. Pigem ma lihtsalt oleks kuradi oma päevitusriietega kuskil terrassil ja teeks midagi, noh, jooks näiteks. Vaat terrassil istumine, see on juba teine tera. Või siis kui sa oled rannas juba, no kas või mingi tegevus, mingi pallimäng või ükskõik mida viska, kas või seda frisbit edasi-tagasi, aga lihtsalt rätiku peal lamamine on nagu, see ei ole kunagi minu teema olnud. Nõus. Sama. Plus Puntsa sa oled vaata selline pensionil rattur ikkagi, et
see on ratturitele nauasi ju see, et sul on see trikoo selga päevitatud. Et rannas päevitamine nagu nulliks ära selle. See on üldse cool, jah. Kunagi ma tegelikult käisin rannas ikkagi päevitasin, aga enam viimasel ajal või noh, kui lähed lihtsalt chillitad rannapäevas, tehniliselt ikkagi oled nagu liiva peal rohkem kui vees, eks ole. Aga päevitamise pärast ma ei lähe kunagi randa. Lihtsalt ilus vaadata randa ennast. Seda küll ja piffe on ka paljust ringides, see on ka tegelikult päris äge. Muidugi. Minu arust see vist ongi rohkem pigem naiste teema päevitamine. Tavaliselt mehed nagu mulle tundub eriti ei viitsi. Mehed on sa ei saa kärsitud. Sa ei saa põhjal siukseid järeldusi teha. Ja, mingid mehed ka päevitavad. Vaata seal nudistide rannasse üks kajakatega tüüp, kes on seal piiri peal täpselt. Yeah. Selle posti ääres, mis ütleb, siit algab nudistide rand. Kunagi käisime kiusamas nudistide rannas mingid vana mehi, see oli lõbus. No. Mis te tegite siis? Viskasime mingite asjadega. Mingite märja liivaga ja mingi siukse pasaga. Siis mingi palja türaga vend ajab tagasi, see on suht fun nagu. Kas Eestis üldse on nudistide randasid või? No see, kus mina toimetasin, see oli Klooga rannas. See on klipp, kuule. Kas Eestis on nudistide randas? See, kus mina toimetasin, on Klooga rannas. Seal mingisuguse jutu järgi oli nõuka ajal Klooga rannas oli homorand. Et siis... Nõuka ajal polnud homosi, mida sa ajad? No salaja oli, vaata. Vello Orumets on vist piisavalt kaua teises ilmas olnud, et võime selle tõe nüüd päevavalgele tuua või. Aga... Teda märgati nii mõni kord Kloogal. Selle kohta seda on uuritud, jah, seal on. Jah. Aga nii palju, kui ma Klooga kandi mehi tunnen, siis nemad küll homoseksuaalsust ei tunnista, jah. Tüü, mis asja? Kloogal pederand või? Kukkusid või? Aga Kloogal on see nudistide sektsioon on nagu eraldatud või? No ta on lihtsalt põhimõtteliselt, kui sa tuled nagu, no pole nagu ammu käinud seal välgutamas türa, aga kui tuled, siis tuled sealt, millal tead vaata Klooga randa, kuidas tullakse, on ju? No seal on see 2 parklat ja siis kui mingi sillake läheb üle ja sa oled rannas ühesõnaga. Ja siis sa hakkad Kloogalt nagu veits. Kas see, mis Türisaru panga juures on, ei ole? No more or less, jah. Linna poole natuke või noh, nagu Tabasalu poole, ei? See on Merimõisa. Aga siis hakkad see Kloogalt tulema nagu mingi Klooga rannast, siis hakkad kõndima Laulasmaa poole. Ja siis ühel hetkel tuleb mingi siuke section, kus on nudistide rand. Et vähemalt siis oli. Ja kaardi peal täitsa ära märgitud on Narva Jõesus nudistide rand. Narva Jõesus olete käinud või? Mina olen. Ma vist mingi korra olen sattunud isegi sinna. Ja Kopanjanil on, see pole Eestis. Seal on ka üks koht, kus tuled sealt läbi võssi, siis vaatad mingid, või nad istuvad seal paljalt. Mingi vanamehe kellad ripuvad seal, vaata. Järsku on sul vaata väljas, eestlane ei suuda selle häbiga, second hand häbiga toime tulla. Vanamehel endal täiesti savi seal, aga sinul hakkab imelik. Ja see on kõik minu teadmine nudistide randade kohta. Pärnus on naiste rand. See on ikka veel eksisteerib või? Ma ei tea. Et kuidas nad rakendavad seda üldse? Ma ei tea, aga vanasti oli üks Soome pihkur, kes käis seal piilumas. Kurat, ma ei usu, et ainult üks. Ongi Google Mapsis Narva Jões ja nudistide rand välja toodud. Ja review on ka very interesting and cool place and experience. Very interesting. Sa oled ära rait endale sinna. Olemas. Vaat see on, siis on muidugi tore, kui 12 oled. Täiskasvan mehen on, mida pahin seal. Pole üldse tore enam, kui kuradi tatid sind liivaga pilluvad. Nüüd see on tagasi kõik, mis tegin. Ma ise päevitan seal maja taga, vaata. Nagu venelased. Tulen selle ühe rätikuga ja lihtsalt maja taha.
korras. Stroomirannas olete käinud? Ikka. See on üks kesine randrisk. Ja seal oli ükskord oli niimoodi, et õlireostus oli nagu ühe koha peal rannas, eks ole. Siis oli vette, oli tõmmatud need puutoikad ja lint ümber pandud. See oli lahendus. Seal pead reaalselt kõndima mingisugune 2 kilomeetrit, sest seal on niimoodi ka, et seal on alguses on mingi väike hädine osa vett, siis on lambist veel mingi liiva, mingi mitusada meetrit ja siis tuleb uuesti vesi, siis jõuad kuskil sinna mingi põlvist saati vett, oled vau, davai, siit hakkab minema, lähed 4 sammu edasi, siis läheb uuesti. Ei oledki Soomes juba. No. Nii kaugel, et sa isegi ei näe nagu, et mis etnilist päritolu need lapsed olid, kes su asjadega minema jooksavad. Ei oskagi raportit sisestada. No Stroomi rannas on lihtsalt tõenäosuse küsimus, kellega tegu oli. No. Ma ei usu, et Margus, noh. Aga see suvi on ju see, ma olen praegu saanud nii palju Facebookis nagu jookseb voogu neid teateid, kuidas erinevad veekogud Eestis on punane lipp üleval, et enterokokkide, noh, hundist rääkides, et enterokokkide tase on vees, liiga kõrge, ei soovita ujuda. Ma pakun, et asi on selles, et alles nüüd hakati mõõtma. Et kui sul 90-ndatel mingid laibad seal järves olid või mingi iga laps ja koer sittus sinna järve, siis lihtsalt ei oldud kursis mingite enterokokkidega. No. Jah. No, lapsed lihtsalt oksendasid peale ujumas käimist. No, natuke oli paha pärast. Jah. Üks teade oli isegi minust Tallinna linnavalitsuselt, et Russalka juures ei soovitata ujuma minna praegu. Mis on veits nagu see, et no kas kunagi on soovitatud Russalka juurest ujuma minna. See on, kuigi noh, eks need inimesed, kes suplevad, ega neid see nagu punane lipp ka tagasi ja muidugi. Samas see on üks parimaid tasuta meelelahutusi randa minna. Ei peagi, et selles mõttes on ta nagu tore asi, et ülejäänud meelelahutus nagu maksab, on ju. Ma lähed seal randa, tead mingi oma six-pack sooja õlut on kaasas, on ju. Kulud on nii minimaalsed. Enda kõlar. Enda muidugi. Kalamehe tool, see väike fooliumgrill. Ja JBL-i võistlust hakkad pidama, et kellel kõige vägevam on. Ei, seda vaata see slaavi päritolu inimesed oskavad, nad oskavad suve nautida tegelikult. Eestlane tuleb oma näruse rätikuga lihtsalt. Sa vaatad, kuidas mingi slaavi päritolu pere tuleb, neil tuleb sealt pagassist nii palju tavaari välja, see flamingo saab täis pumbatud. Nagu grill juba kuradi uirgab. Nad teevad päevaks nagu platsi ikka sinna. Need kalamehe toolid, see suur vilkum JBL kõlar. See on pidu. See ongi nende komme, kas nad mitte siin aastal 1939 baaside lepinguga sama asja ei teinud terve meie riigiga või? Tegelikult kui nii võtta, siis seda küll, et noh. Vähem flamingosid oli võib-olla. Flamingosid polnud, olid mingi muud ägedad asjad nagu relvad ja niimoodi. Tulid siia, panid enda putka püsti ja siis ma käisin Narvas ka ja seal on mingi haige järjekord on nagu selle piiri ees ja järjekord liigub mingi inimene tunnis, vaata. Üks inimene tunnis siis nagu ja kuhu nad lähevad? Noh, Venemaale jah, aga miks? Ja miks nad seal seisavad? Kus nad vetsus käivad? Kus nad süüa saavad? Nii palju küsimusi. Mis neid ootab seal? Ja mis on enterokokkide tase seal? Ja see on küsimus, jah. Sellise järjekorra juures. Kuhu teil minna on? Kas teised pool oli ka järjekord? Ei, mingi 3 inimest oli teised pool. Et rohkem liikus nagu tagasi? Ja, kõik liikus tagasi. Suvepuhkus sai läbi võib-olla. Tulid väiksed Narva Jõesuusse, võib-olla tulidki. Eks nad ikka käivad ju Peipsi ääre läbi ja sugulastel külas. Ja. No jah, ma ei tea, kuidas see praegu see situatsioon on, kas saab nii vabalt enam, aga... Noh, lihtsalt pead tund aega punktis ootama. Natuke paberimajandust, nad peavad su siinsed sugulased läbi helistama.
ja siis kõrvalt vaatad, kui see Operaili need rahulikult šah lähevad sealt raudteega üle. Seal on muidugi jah, tegelikult vaata, kui tahad Eestis kuskile lähedale reisida, siis Peterburgi läheks nagu hea meelega, seal on ikka palju teha ja vaadata. Lätisse see vastu, mida ma seal vaatan? Jurma. Mulle ausalt öelda oligi mu esimene plaan. Siguldasse pead minema. See oli mu teine plaan. Mu plaan oligi minna Jurmalasse ja Siguldasse, aga siis ilma teada näitas, et Lätis on mingi rõve ilm. Ja ma pöörasin otsa ümber ja läksin ainukesse kohta, kus ilma teada näitas päikest. Selleks oli Narva-Jõesuu ja Narva ja sinna ma läksin. No Toila ka. Ja oli hea ilm või? Jaa. Nägin istusin kuskil seal restoran Lemmikus. Mingisugune, kuidas ma selle teeninduse kohta nüüd ütlen, mitte väga pealinlik, sitt teenindus ühesõnaga. Ja siis kõrval lauas mingi 4 keskealist meest istused, ma väga palju ei viitsinud kuulata seda juttu, aga tundus, et hakkavad uut parempoolset liikumist käima panema. Lõpuks korra majja saaks raisk. Eesti keeles rääkisid, jah? Jaa. Ja stiilis, kaabudel oli ka alguses head mõtted. Ja ma rohkem seda ila ei kuulanud, aga oli vaja probleeme lahendada. Tegelikult tuleb inimesele kaasa tunda, et siis kaabudel olid alguses mõtted. Olid. Aga nüüd ei ole kaabud. Nüüd on Päti erakond on jälle pukis ja Eesti rahvas kuradi tõmmatakse püksinööb ka eest ära ja kõik tõmmatakse paljaks ära meid. Kuluhüvitised tõusevad autodele ja ühesõnaga siin ongi, rahvast on kurat ässitatud raisk. Rahvas on üldiselt sama piiri peal nagu Mait praegu suviste orgunni kogemustega. Ja see punane on väga lähedal praegu. Rahvas on punases, aga ta ei tee muidugi midagi. Lihtsalt jagab Varro Vooglaiu mingit teksti kuskil ja kogu lugu keegi tänavatel ei lähe. Kuule, ei hakka tänavatel minema. Lihtsalt tõstavad enterokokkide arvu vees. See on see kõige tähtsam missioon, millega rahvas tegeleb praegu. Eestimaa veekogude enterokokke täis panemisega. Nii on, jah. Aga sellega seoses meie oleme suplejad, nii et aitäh hea küsimuse eest. Siin on suplemisrahvas kohal ikkagi. Ja vaatame edasi. Kas kellelgi on veel hüva nõu vaja? Tere, Mikael ja Mikker ja külaline. Kõigepealt ma tahaks vinguda, et miks nii vähe naiskülalisi käib. Et kuigi mul on praegu see Televiira episood pooleli, aga rohkem naiskülalisi tahaks. Et kutsuge kasvõi oma emad, nagu päriselt tahaks rohkem naisi kuulata. Ja siis küsimus siia otsa, et kas Hendrik Punso ja Daniel Weinbergs on endiselt vallalised, et kas võib neile DM-i libiseda? Põhiliselt Hendrik Punso kohta käib see küsimus, et mul on need sellised poolpimedad lähevad räigelt peale. Ja see on kõik päikest. Nii, Mait, mis sa arvad? Mis mõttes kuradi naiste juttu rohkem kuulata? Üks on tugevam sugupool ja see otsustab. See on see, kes otsuseid teeb ja nii on ja nii jääb. Ole rahul selle rolliga, mis Jumal sulle andis ja Hendrik Punso ei ole sinu jaoks vaba ka. DM-idesse võid slaidida, aga siis hakkad minuga tegelema. Oli Orgunn kirjuta. Hendrik, mis sul enda kaitseks öelda? Kaitseks tal juba suriseb kõik. Lähen jala ette tõstma. Ei DM-idesse võib ikka, privateid võib pakkuda ja vajaduse saab DJ Keikagi tehtud. DJ Keika. Kui ma ei tukiga kaasa võtame. Ja ikka võib. Ja Tänni kohta ma ei tea. Ma arvan, et tal on võib-olla samad reeglid, mis sul. Et privateid võib pakkuda ja tegelikult DM-i võib ka libiseda. Võib, aga vaata, et see siis mingi natuke üle 22 ei ole. Et kõik, mis sealt allapoole, et see läheb nagu valimisse.
meie ajal Leonardo DiCaprio. Kes saab, see võtab, noh. Kuigi mulle meeldib see valik, vaata, kas Hendrik Puntso või Daniel Weinberg. Seda küll, jah, see ei ole kompliment. Kas must või valge? Kaks väga... Tegelikult ma ei tea, vaata, ma ei ole läbi naise pilgu vaatanud, äkki kaks väga sarnast hoopis. Kaks sarnast natuuri. Tere, naise pilgu ma ei oska ka, aga ei ole ju. Aga ei, jumala eest, selle saate poolt ma võin öelda, et me tegeleme ja ega meie tahaks ka nagu naiskülalisi, vaata, aga see võib paljudele üllatav olla, aga mitte iga inimene ei vasta meie kirjadele. Et ma tean, et see võib olla šokeeriv paljudele, aga kõik nimed, kellele me kirjutame, tingimata ei vasta meile ja osad, kes vastavad, ei vasta ka jaatavalt. Millegipärast enamus naistel on ka managerid ja need ka ei vasta. Õlior Kunn raisk igal pool, noh. No võt selles on asi, ega meie pole siin, te ise lihtsalt ei taha tulla raisk, meie pole siin mingid šovinistid. Ja selle koha pealt, et kuigi mõttetasandil see on alati äge, et kutsuge oma pereliikmed, siis mina vaata olen elus võtnud sellise seisukoha, et minu pereliikmed ei ole avaliku elu tegelased ja ma ei taha neid YouTube'i kommentaaride sinna panna, et noh, mamps, tule aita välja. Ja ei, ma saan aru, et kui mingid kuulsad Ameerika koomikud on ju, vahepeal on see, et Tom Segura laseb emal peeretada mikrisse ja värki. Aga vaat seal on see asi, et Tom Segura peale seda ostis emale Ferrari ja teise maja. Et ma ei saa päris öelda Momsile, et tule siia, sa YouTube'i kommentaariumis sõimu ja tegelikult ma selle purksi välja pärast. Ja ma ise tegelikult maksan veits peale sellele projektile. Ma tulen siis nädalavahetusele appi terveks nädalavahetuseks, et kui saad tulla, et õlitan terassi ära. Ja laon puid ja. Aga kui kellelgi on muidugi ideid mingi, mis naisi te väga kuulda tahate, siis te võite meile kirjutada või öelda ka, onju. Aga siin on jällegi see, et meie saame ainult esimese lähenemise teha. Et see vägisi me ei saa inimesi siia podcasti diivanile kutsuda paraku. Veel jah, selles suhtes. Võib-olla kui eelarve tõuseb, vaata, siis me saame palgata tiimi inimese, kes hakkab sunniviisiliselt külalisi tooma siia. Kelle sa sunniviisiliselt tooks siia siis? Kelle sa esimesena tooksid siia? Esimesena? Naistest. Nüüd sa mängisid mu nurka, vaat nüüd tuleb reklaamipaus. Rait lõika see koht pärast välja. Ega ma ei teagi, vaata, et see on ideaalis ma tahaks teha ainult koomikutega, aga vaata Eestis ongi, ega meid palju ei ole, mis me kokku on, oleneb kust otsast arvutama hakata, kas 10 kuni 20 on ju. Ja ega sealt on ka peaaegu kõik juba ära käinud. Kõik on vist käinud, jah. Ja paljud mitmendat korda siin. Et see ongi, vaata, hakkad mõtlema on see, et et ma olen mõelnud, okei, et mis see nagu eelmine generatsioon oli, on ju, vaata, et Jan Uuspõld, Peeter Oja. Sepo Seeman. Aga kes need nagu naisnimed sealt tulevad? Pille Pürg või? Oi, seda küll, jah, tema võib-olla, aga see... Merle Palmiste. Need, kes seal Eeringas Veenuse õlal on. Aga kas Merle Palmiste oli nagu, minust ikkagi tegi tõsiseid rolle. Tõsiseid rolle. Kälimehed, vaata seal ta oli mingi komöödia natuke rohkem. Aga võib-olla Sari ise, vaata, aga mul on tunne, et ta oli ikkagi nagu tõsiselt võetav näitleja ja siiani on. Muidugi. Aga nüüd ta teeb lausa mingit stand-upi raadset toodet. Seda tahaks küll näha. Aga tal mingid vestlusõhtud vist on ja või see, et täna õhtul Merle Palmiste või mingi selline formaat või? Aga kutsu tõesti jah, mingisuguseid siukseid, tead, mis naised alati tahavad podcasti tulla või? Maailmaparandajad naised. Samas, kes see nende juttu viitsib kuulata? Palestiinast kuulad.
ei seda küll, et noh, mingis mahus tahaks hoida selle saatega sellise koomilise elemendi juures, et ta on nagu vahva ja selline kerge meelelahutus on ju. Et tõsist meelelahutust on ju, noh, seda on maailm inimestele, et meil on ööülikool, meil on Koppel ja Nestor, meil noh, kõik on olemas. Pealtnägija, täpselt. Aga ma ei teagi, et noh, kui kellegi neid soovitusi vaata, et kes on, ma ei tea, kas Eestis on mingi noori naisterahvaid, kes teevad sketše või Emily J. Ta teeb lihtsalt muusikat ju. Aga ta teeb ka lõbusaid TikTokke. Teeb või? Vaat seal ongi probleem. Kuna mul endal ei ole TikToki, siis ma ei ole kursis. No, siis võta üks päev, scrolli terve päev, leiad kõik Eesti inimesed üles TikTokist. Ja sul on kuradi terve roaster teis 8 aastaks. Kui sa seal see talendi avastad. Gerdo Mölder ja Diana Klass. Ja siis Rait, võta ühendust. Saad sõltuvuse ja väga mõnus. Ja aga kui kuulajad, teil on mingeid soovitusi, soove, siis mikael@gmail.com. Kõik loeme läbi, aga sarnaselt õliorgunnile tõenäoliselt meilidele otseselt ei vasta, kui seal põhjust ei ole vastata. Aga ühise ajurünnaku nimel te võite soovitada meile nimesid ja me anname endast parima ja äkki ühel päeval istub mõni naine selle diivani peal. Seniks on 2 meest. Mitte üks, vaid 2. kus me oleme tõstnud oma testosterooni kvooti sellega, et nüüd me toome 2 meest korraga. Aga te tahtsite naisi või? Tšeki seda. Siin on testot sitaks. Me tulemast vormeli podcasti. Täna räägime vormelitest. Nii elektrivormelitest kui teistest. Ruben Sparincello. Rait, kas meil on veel hädalisi? Tuleb. Suve hädalisi, mere hädalisi? Hello. Ma mõtlesin, et te võiksite arutleda sellisel teemal nagu riiete shoppamine. Kuidas teie maailmas see välja näeb? Kas teile meeldib käia füüsilises poes koha peal, rahulikult proovida, ringi vaadata või siis on vastupidi, et 100 aastat teid kuhugi riiulite vahele inimeste sekka kahlama minna või siis proovite poes ja vaatate, kas netis saab kuskilt, ma ei tea, odavamalt ja lihtsamini tellida koju kätte. Kas te käite kaltsukates? Võib-olla teil on üldse mingid lemmikkohad e-poe näol või füüsilise poena, kus te nagu kõige rohkem käite või brändid. Mati, seal vist oli Filaga mingi teema. Kas ta sai mingi selle sponsorluse või? Mingi teema sellega oli. Ma olen märkanud, et Mikaelile meeldib Vans täiega, mulle ka. Et kas sa ei ole mõelnud, et kuidagi Sportland saaks sind sponsoreerida või mingi muu spordipood? Et oleks ju vahva, võib-olla saaks meiega ka mingit koodi, aga okei, thanks. Tšau, bye, päikest. Selle ma ütlen kohe ära, et Mattias Naanil ei ole Filaga mingit ametlikku seost. Ta on lihtsalt aastaid üritanud, aga ma ei ole kindel, et Filal Eestis isegi mingit edasi müüjat on. Ta võib-olla valis selle koha pealt jah, nagu vale brändi, et nagu Fila selline kontorit pole Eestis. Midagi kindlasti on, aga see OÜ on pankrotti läinud või midagi sükest, ma arvan. aga ta on Fila mees, jah. Või no selles suhtes on ju tore, et ta püsib vähemalt enda joonel, vaata, et sa näed, et ta on põhimõttekindel mees. Et on seda Fila asja aastaid ajanud ja ta ei anna alla. Ma räägin siis enda Taierist praegu. Mul on jalas tossud, mis ma sain ühe alamakstud koostöö eest. Adidaselt, mul on kõige suvalisemad sokid. Jalas on siis ujumispüksid, mille ma sain, sest kuskil dünamiidi võttel oli vaja, siis need toodi. Mul on Decathlonist ostetud kõige odavam truspar. New Yorkerist ostetud särk. Ära, seal ei ole midagi peal. Sul on DM-ides olemas, kelle kuradi vöö kohta katsuda. Siis selle särgi ostsin ma välismaalt New Yorkeris, sest mu kõik riided olid mustad ja selle mütsi võid sa endale osta minu käest. Ja neid on ainult 10.
aga müük. Ja viimati, kui käisin, siis täpselt samal põhjusel ma ei olnud üldse oma riideid pesnud, kõik trussikud ja mitte midagi polnud alles enam. Ja siis ma läksin ostsin endale 6 euriga kropist lühkareid, mis ma jätsin sama päeva öösel. No hommikul tähendab siis saunapeole ja ma ei taha neid kropi lühkareid enam. Ja siis ostsin Pepkost 3 pakki trusspareid. Netist olen tellinud, korra aastas tellin midagi. Tellisin dressid ja ükskord tellisin tossud. Ja jah, selline vend olengi. Ma ei suuda üldse netist tellida, sest et mul on see, et ma tahan kohe saada, kui ma vaatan nagu. Ja siis ühe korra mõni aasta tagasi ma Balsist lõpuks leidsin endale mingi üliägedad siuksed adidressid olid nagu siuksed veits nagu slaavilikud, siuksed huvitavad. Panin XL korvi, lõpuks ootad mitu päeva vaata, tulevad kohale, lähed paki automaati järgi. Siis saan kätte, et ma tellisin kuradi beebi omad. Nagu laste omad. Ja legit XL oli kirjas, näe. Mis asja? Laste mis asja? Väiksed dressid olid. Mine võtsi. Sa oled valel ajal sündinud raisk. Meelis Lao kunagi pesi enda kapadressid ära ja need tõmbasid ta kapadressid pesumasinas. Ja siis kui ta enda siksiga pauku pani ja seda lasi parandada, siis ta andis enda mehaanikutele töö eest need samad kapadressid beebi suuruses, mis olid pesumasinas kokku. Võib-olla olidki Meelis Lao dressid. Ja sellega nüüd sul läks küll niimoodi. Aga jah, sellepärast mulle meeldi tellida netist, et sa kunagi ei tea, mis saad nagu apparentline. Aga kas beebidel on ka siis, et sul on XL beebi? Ei no tuleb nii välja, saad sa aru, seal võib-olla kuskil oli väikselt kirjas, eks ole, aga ma ka ühe silmaga ei näe see kõik asja. Mis sa siis tegid, andsid alla, saatsid tagasi? No jah, vaatavad, mis pervert see on, vaata tellib endale kuradi beebi riideid ja nuusutab neid. Või siis lihtsalt keegi, kellel beebi on. Seda küll, ega nad ei tea vist. Vabandage, mu beebi on tegelikult M. Tuleb välja, et ma ülehindasin enda beebit natuke. Vabandage, mu beebi on mees juba. Aga muidu ma ei viitsi väga poest käia, kaubanduskeskused on tegelikult suht nagu rahv koht, kus viibida. Nii et mina käin hästi palju seal Humana Vintages. Vintage ja siis need püksid on samamoodi sealt saadud kunagi, need on kusjuures need, et ma saan siia, ma lähen Maigile ja panen siia veel need otsa, vaata. Lukuga saab sääred otsa panna. Jep, see hästi praktiliselt. Multifunktsionaalselt. Saad 3 nagu selleks ka teha, 3 enam püksteks. Freestyleriteks saad ka teha. Kusjuures need konkreetsed on 2-osalised ainult, et ei saa pikemaks teha. Põllpüksid on tagasi ja olete märganud, noortel on põllpüksid nüüd persas raisk. Nüüd on see üle põlve on tagasi jälle. Et enam kintsu ei tohi näidata. Seda jooksupüksi siin. See on ujumisoutfit selline. Ei, seda küll, see on full rännakas, see on väga hea. Aga ega ma ka ei suuda, minu arust kaubanduskeskuses nagu asjade valimine, et kunagi mul oli see, et aja peal oli mingi triiksärki vaja. Issand, mis peavalus oli, nagu see, et sa lähedki Kristiine keskusse, juba pea valutab, valgus on veider. Ja siis käi seal kabiini vahelt, võta mingi, eriti talvel on ju, võta jope seljast, proovid särki, vale, mine tagasi, uus, rõve. Aga kui netist tellid, siis on nagu ka rõve. Siis on nagu Netflixist valid filme, liiga palju infot on, vaata. Liiga palju asju on. Ja sa ei saa proovida, jah, siis saadki mingi tellid XL-i, aga tegelikult saad ikkagi mingisuguse asiaadi XL-i endale. Täpselt kunagi tean. Jalanõusi on selles mõttes lihtne, vaata, kui sa tead brändi enda suurust, siis on nagu neid isegi veel saab. Et jalanõusi ma vist olen isegi tellinud paar korda. Aga sooduskoodi meil ei ole. Veel. Küll, aga kui sa tahad kellelegi teha alamakstud koostöid, siis neid Eesti riidebrändide edasimüüjaid on väga palju.
Ja ma ei ole kaltsukast. Seda ei leppinud kokku, aga me panime su ühele 20-metrasele bännarile ka. Sorry, et kokku ei leppinud, et võid siin mingi hüppenöörid võid endale võtta siit tasuta ja ühe pudeli ka. Pilt tuli nii hea lihtsalt, meil nagu mõte hakkas voolama. Me panime ta Laagna teel sinna silla külge. Lihtsalt maja suuruse plakati peal. Aga see on ülinäkas, ma Eduki juures käid ka, siis seal on hästi kogub nendest asjadest, mis ta on nagu koostöödega veel välja rääkinud, vaata, mis sul oli, sul seal R-kioskis oli ka see, et sa pidid kabanossi hakkama saama mingi kuradi väärtus. Ma küsisin jah, ma ei tea, kas ma olen saanud. Ei ole, mul tavaliselt ikkagi peaasjalik kogum asjadest, mida ma saan, mis ei ole raha, on Binance'i asjad, neid on mul sitaks jah. Ja neid tuleb juurde ja kuna see on nagu nii nagu jabur ja Binance'i asjad. Mitte, et mulle ei võiks nagu saata krüptot või midagi selle eest, et mul igal pool need logod on, et võtke ühendust ja saatke plekki, aga siis mul on jah mingid Binance'i, mingid treeningkummid, kõlab hästi, eks ole, treeningkummid, jumala hea asi. Aga mis sa arvad, et need on need suured, millega sa saad trenni teha? Need on need, mis sa paned niimoodi kuradi 2 jala peale ja teed peput natukene, vaata. Mingi Binance'i, mingi termos, vaata. Binance'i kuradi... See kukkus õnneks aknast välja, aga... Kukkus aknast välja? Jah, päriselt. Kuller oli teist värvi või? Kuller ei olnud teist värvi. Ma panin ta sinna, et ta nagu hoiaks seda akent lahti, aga hommikuks ei olnud. Siis on mingi asi, mis sa paned magnetiga enda telefoni taha, kus sa saad siis kaardid sisse panna. Vaata. Noh, päris lahe vidin, loodan, et see inimene on õnnelik, kes selle leidis sealt. Siis mingi, nüüd tulevad head asjad, Binance'i lühkarid, särgid, plätud, pusad, see on päris hea juba. Seljakotti kasutan, see on päris hea. Et ei, no muidugi selles mõttes, et saatke mulle lihtsalt mingit aloe vera kreemi, ma raha ei tahagi, ma lihtsalt panen story'des seda kreemi endale peale. Saatke terve kast. No. Samas Binance'il on päris lai ampluaa siis selle nänni tootmise osas. Mul Binance'i vaip on kodus näiteks. Kas on midagi, mida Binance ei ole enda nimega teinud? Binance'i pann. Binance'i pann mul ei ole. Aga päris sitaks on jah neid asju ikka. Mõni on päris hea. Ja mul on siis nendest Binance'i karpidest olen nagu lauaga endale teinud. Binance'i dušikardin. See oleks midagi. See on puudu veel. Binance'i snuusi võiks olla. Nad lihtsalt, sina kui Binance'i ambassador, nad lihtsalt saadavad sulle neid. Ühel hetkel ma käisin, vaata mul oli mingi esinemisi riided, olid mingid Binance'i omad. Siis nad nägid, nagu need olid wuflid nagu. Need sossid või? Sõber ostis. Ja siis nad tundsid, et peaks mulle hakkama saatma nagu... Oota, aga Eestis on Binance'il oma haru siis nagu või? Mingi üks inimene on siin, kes sellega tegeleb. Põhiliselt ma ei tukile asjade eksportimisega. No, ja mitte ainult mulle. Binance'i rätik on ka päris suur siuke. Rannas isegi, ma arvan, 2 minusugust mahuks isegi sinna peale. Päris mõnus on ambassador olla, et ükskõikne. Saatke kreeme ja saatke mulle neid kofeiini nätsusid ja ma ei tea, mis. No, siis ikkagi mingisugust salενemispulbrit võite ka saata. Salenemisvasta. See oleks haige asi, mida saata, salenemisvastane pulber. Jaa, täiesti olemas. Lihtsalt mass gainer. Ja selle nimi on Serious Mass. Seda sa oledki pulkinud. Jaa. Seda ma pulkisin, jah. Serious Mass. Aga Puntso, samas sina oled ju Converse'i mees. Või kas sa nagu ametlikult ei ole veel Converse ambassador? Olen ikka.
ma vist olin ka mingi natuke aega. sa olid ka mingis Conversi klipis või reklaamis või? Mul on päris palju Conversi asju on mul isegi jah. Converse toetab mind ja ma olin Sportlandi reklaamis ka Conversiga, nii et Converse ongi nagu minu bränd. Ma olin aastaid tagasi Sportlandi reklaamis, aga ma olin Adidas asjadega. Ei. See siin off nagu kuidagi. Ma ei olnud isegi Sportlandi reklaamis, ma tegin Adidasele eraldi. Ja ma arvan, et nüüd selles mõttes see siin ei ole kriitika, see on tagasiside. Et ega ma sealt väga palju ei saanudki. Mõned tossud ja ühe väikse päris hea selle quarter sipperi ja... Nagu asi seegi ju. Ei, normaalne, väga head tossud on. Maru kaua läks seal aega muidugi poes, et väga hästi, kuidas öelda, väga ei teenindatud, et pidin seal ise hakkama saama. Ja ülitänulik olen selle eest. Aga samas... Sander õigus mulle andis. Samas teistpidi, võib-olla ma ei vitsiks ka teenindada, kui ma seal palka võiks ka saada. Räägi Maikast. Et ma olen ülitänulik, kui mul seda ei oleks, ma võiks talveopeega siia, ma arvan, et see on suvel väga hea. Ma arvasin, et ma ei ole kunagi Kossu särgi vend nagu, aga see on suvel mõnus. See on eelmine aasta see Sander õiguse pärandatud korvpallisärk sulle. Jah, ta juhuslikult andis mulle ühe selgi ja ütles, see sobib sulle ja jättis selle mulle. Ma saan aru, maksis sulle 30 soojendamise eest ka, et mitte ainult, et said ikkagi... Ja aga see on, ja 12 on minu number ka, nii et see on nagu väga... 12 on sinu number. Kus? nagu laiemalt, mis alades 12 number? Vaata, 12 on mingi teema olnud lihtsalt mul. Ma olen sündinud 12 juuni esiteks, siis Kuressaares ma elasin terve elu korteris, mis oli number 12. Otepääl ma elasin internaatkoolis toas, mis oli number 12. Ja 12 on olnud siuke minu number kuidagi. Tosin, jah, on olnud nagu lihtsalt. Ja siis see sattus ka olema 12 ja vaata. Mis see numeroloogia kohaselt tähendab? Ma ei ole tegelikult seda isegi googeldanud, kuigi see oleks väga mina asi, mida teha. Ja sa usuks ka seda sitta ju? Alati. Miks ei peaks? Tegelikult võib enda elu lihtsamaks teha. Räägib mees, kes kõnnib nõiaristidest mööda, kui need keset tänavat on. Nii et... Mis asi on nõiarist? Siis kui sul on tänaval nagu see vene L tekib nagu postidest, vaata. Alt läbi lähed, see on nagu must kast läheb üle tee. Aga kas sa tegid seda ka, et sa tulid samalt poolt posti inimesega? Tee kinni või? Kas sa teed seda või? Vahest, aga kui nagu ei tule, siis selles mõttes see nagu öösel mind ei paina, vaata. Aha. No millessegi peab keegi uskuma, et siis usun mingit hästi suvalist paska hoopis, mitte jumalat, et... Aga ei, see jah, mina arvan, et mingi teaduslikku tõepõhja sellel all ei ole, aga kuidagi tatist on mingi harjumus jäänud. Tore, vaata, saab see 3 sammu juurde. 10 000 võiks päevas olla, on ju, et siis... Vaat seda Puntsa ei usu. Numbrite maagiat ta usub, aga nõiarist, loll jutt. See on väga loll jutt ikka. Lihtsalt 2 posti. Ja astroloogia, numeroloogia, seal on ikka mingi ajalugu, vaata. Astroloogial eriti. Kuulsin kunagi ajakirjanike, need kes hiljaks jäid, neid niimoodi pool naljaga karistati sellega, et täna kirjutad sina horoskoopi. See oleks väga fun gig. Ise lähengi sükest asja tegema nüüd. Esimene... Vallaliste pidu, jah? Ja august olen ennustaja. Jälle Pärnus või? Jälle Pärnus. Jälle ringiga tagasi. Ringiga tagasi samasse kohta. Jälle 5 hommikul. Ja see Vallaliste pidu, Sunset on ka seal seotud vist? Sunsetis ongi. Vana ja Sunset. Kodubaas suveks põhimõtteliselt. Rait, kas meil on veel hädalisi? Ja. No vaatame, äkki aitame veel mõne välja. Tere Miikal ja Mikker podcast ning tere ka Rait Kangurile ja saatekülalisele. Tahtsin küsida, et äkki te räägiksite mõne loo, et kui kaugele olete läinud teie oma vabanduse leiutamisega?
ja see oli kõik päike eest. Ta selle pausiga vaata korraks sai kätte mu. Kas ta mõtleb siis nagu... Üldist vabandust. Mul tuli tegelikult üks lugu, mida ma ei ole kunagi rääkinud vist. Aasta oli siis 2011 midagi, kui ma sõitsin Eesti koondisega Poolas ühte velotuuri. Ja nimi oli Krutsiatši velotuur. Ja siis juunioride klassis velotuurid on kõige haigemad asjad üldse, sest et seal on nagu 180 tüüpi joonel. Ja sa võistled mingid Aserbaidžaani vendadega ka vaata, see on sama nagu seal MMA-s vaata, tüüpidel on full habemed asjad ees, ehk siis seal on nagu suured kollid kasul vastas ja siis sõidad sinna, meil oli treener ka mingi kuradi, see koondise treener vaata mingi eelmine aasta pandi siin esimese kilomeetri jooksul 4 rangluud ja siis ma olen seal taga nagu vittu, ma siia tulin vaata. Ja siis lõpuks saadki sinna joonel ära ja see ongi täpselt nii halb, kui sa kuulad, et igal pool mingi ragin käib, kuradi piduri lõhn on õhus, vaata. Ja siis ühe korra oligi, ma sain napilt nagu kukkumisest mööda, ma pidin nagu jala veits maha panema. Ja siis mul oli nagu vittu, ma teesklen nagu vigastust ja siis ma nagu ütlesin, et ma tõmbasin veits selle puusa ära, kui ma jala maha panin. Ja siis... Tulid ratta seljast maha? Ei, ma ei katkestanud isegi seda tuuri vist, aga ma jäin nagu selle pärast maha ja siis ma mõtlesin vabanduse tagant järgi välja. Aga see oli juba see, et ma sõidan edasi, ma nagu, tere, mul on mingit vabandust vaja ja siis hakkasin nagu vabandust genereerima sellest sama, siis ma olin juba maha jäänud vaata nendest nagu esimesest grupist, siis ma nagu, tere, mul on mingit vabandust vaja. Ma ei mäleta, kas ma katkestasin seal isegi või mitte, aga ma mäletan seda, kuidas mu peas ma andsin nagu prompti enda ajule, mõtle vabandus välja. Siis vabandus oli see, et tõmbasin veits nagu puusale tegin liiga ja jäin selle jutu juurde nagu. Türa, ma just niimoodi viimasel ajal. Ma pean natuke mõtlema. Äkki Miikalil on midagi. Miikal ei vabandan. No eks ma ikka vabandan. Suvetuurilgi mitu korda. Kui Dan ja Sander ütlesid, et tule välja, siis mõtlesin, et tahan homme värske olla. Aga tegelikult ma vist ei viitsinud. See on normaalne, aga see on ka see... Mul tuleb mingid teiste inimeste vabandused meelde. Ühe ma juba rääkisin eelmine kord selle sama loo, vaata. Kus ma kuidas see üks vend tuli mult raha kerjama, vaata. Kui ma siin juba olin. Aga ma suva räägin ruttu uuesti siis. Kristiine keskuse ees, vaata, seisin, ma olin mingi 17. Siis mingi hästi äkilise kõnnakuga silmnähtavalt narkosõltlane kõndis mu juurde, ütles, kuule, mul sõbrad ei võtta vastu praegu, et sa ei saaks mulle raha anda või. Ja see oligi tema vabandus. Tal oli vaja minu käest raha, sest ta sõbrad ei võtnud vastu. Aga äkki mul on ikka mingi enda oma ka, mingi... Me oleme nii Eesti mehed nagu vaata. Eesti mehed kunagi ei mõtle nagu keerulist vabandust välja. Ja just jah. Mingi sita, mingi lohaka vabandus. Teed ära. Ja mingi selline mitte vabandus ka. Et palun vabandust, et sa tunned nii. Ma jäin Airbnb's siis lihtsalt magasin tuimalt läbi kogu oma nagu plaani, ühesõnaga check-out oli 12, check-out oli 11, ma küsisin 12 peale, ärkasin 2 läbi ja siis koristaja tuli juba sinna, tegi ukse lahti. Küsisin, mis kell on. Ja siis ta ütles, et kell on juba 2 läbi ja mu vabandus oli lihtsalt, oih. Ja see oli mu vabandus. See oli küll üks loominguline vabandus, mis sa välja mõtlesid. Ja täpselt vaata, et mingid osavamad kultuurid, kes oskavad rohkem vabandada, nad mõtleks mingi loo juurde, et vabandust, mu laps on praegu vannitoas, vaata, et tal enterokokk oli nii palju salka juures, et mu laps praegu situb vanni tühjaks ennast, et kui ta saaks natukene aega meile juurde anda. Jah, aga siis läheb veel kõvam aega seal, kui sa vabandad mingis olukorras, nii et tegelikult on praktiline, ongi see oih öelda ja lihtsalt eluga edasi minna, vaata, kui me tegelikult... Ma võin nagu tegelikult enda viga tunnistada, vaata. Aga teatud olukordades
mingitel puhkudel tuleb nagu kasuks valetada ka mingitele inimestele. Olemata, kui see on normaalne inimene, keda nagu respekteerid, siis talle nagu ei valeta. Aga kui on nagu mingi siuke kahtlane nagu tont, siis lihtsalt nagu see nagu küla koerale, nõnda koer külale, vaata, siis nagu võib, vaata. Et polegi vaja vabandada, öelge lihtsalt oihna. Ma isegi, Rait, mis see küsimus tegelikult oli? Kas sa mäletad veel või? Et kui kaugele olete läinud oma vabanduse leiutamisega või midagi sellist? No, siis see oligi selline küsimus. Vastus oligi, et ega ei olegi. Suht lähedale jääma. Lihtsalt valged Eesti mehed, vaata. See on temperamentsemad kultuuri on vaja, need inimesed oskavad vabandada ja valetada sinna juurde. Igasugu sitta. Jah, et nõbuga juhtus midagi, ma pean. Eestlaste puhul sa tead juba ette, vaata, et kõik su tuttavad ka teavad, et sul ei ole seda vabandust, et ma käisin kuskil kaugel sugulasel abiks, kõik on see, et me teame sind. Ütle ausalt, lihtsalt olid kodus ja unustasid ära. Oih, sorry. Sorry. Võtame järgmise või? No vaatame, teeme mingi ühe veel siis. Või ma ei tea, palju sul on? 2 ongi tegelikult ainult. Ainult 2 ongi veel või? Rasked ajad. Inimestel on suvel kõik, elu nii hea küsimusi pole. Ja saatekülaline. Mina olen Sebif, kes paar episoodi tagasi saatis oma mure, et mu naabrid trambivad. Update, ma kolisin vahepeal. Ja nüüd mul on naabrid, kes suitsetavad. Ja ma ei tea, mida teha. Nagu mul on 3 varianti. Variant number 1, ma panen aknad kinni. Aga kuna õues on nii põlav ja toas on nii põlav ja ma ideaalis tahaksin nagu hommikul ärgata, siis see võib-olla ei ole nagu kõige parem mõte. Variant number 2, ma hakkan ise ka suisetama. Aga ma ei tea nagu, kui jätkusuutlik see oleks. Ja ma ei tea, kas see nagu tegelikult lahendaks selle probleemi. Variant number 3, ma ütlen korteriomanikule. Korteriomanik ütleb korteriühistule. Korteriühistu ütleb mu naabritele. Korteriühistu ütleb mu naabritele, kes seda ütles. Ja siis, kui ma lähen õhtul jalutama, ma ei käi õhtul jalutamas, aga kui ma üks päev lähen õhtul jalutama, siis need on raudselt mingid tänalased ka. Ja siis nad tulevad ja peksavad mind kurikaga ja matavad mu kuskile siia samasse maja taha. Jah. Nii et ma ei tea nagu, mida teha. Et ma ikkagi peaksin nagu ühe variandi valima. Aga samas, kui variant number 1 ja variant number 3 nagu nii lõpeks mu surmaga, siis ma just peangi hakkama ise suitsetama. See lõpeks ka surmaga ju. Ma ei tea. Olen kurb. Ära jumala eest ise nendega rääkima mine, et räägi alguses korteriühistuga ja siis last nemad räägivad. Et... Kirjuta anonüümselt kuskile Facebooki gruppi, kindlasti. Kalamaja gruppi kirjuta. Jah, isegi kui sa oled Mustamäel. Ja jäta neile kiri. Jäta neile passiiv-agressiivne kiri. Hakka sitaga nende välisust määrima. Ja. Passiiv-agressiivne kiri on muidugi parem. Sina, kes sa teed suitsu akna peal, tea, et siin on teised inimesed ka. Aga olles sellised eestlased, nagu me oleme ju, nagu jutu käigus välja tuli, siis mu parim soovitus on harju ära. Keep calm and carry on. Võib-olla tahad seda Hendriku sitanippi ikkagi kasutada? Sest ma eeldan, et see on hea see, et need naabrid teavad kas mingi rõdu peal või akna peal, ja siis kui sul on aken lahti, siis tuleb sisse sulle. See on suht rõve, jah. Tõepoolest. No see on, kui sa ise Tobi ei tee, siis see on päris tegelikult ma ei ole küll kindel, aga ühistutes tegelikult on ikkagi vist siuke seadus enamasti kirjas reglemendis, et ei tohi tehagi tegelikult kodus segakne peal Tobi. Aga võib-olla tõesti siis kitu ära ühistule. Sest minu arust ei tohigi. Ja lase siis ühistul tegeleda sellega. Ma arvan ka. Ja siis ühistu ei tegele nagu ainult nende suitsetajatega, vaid ta tegelevad kogu maja suitsetajatega, aga ma arvan, et ongi paras aeg, et ühistu tegeleks sellega, et kõik maja suitsetajad saaks mingi suitsuruumi enda. Keldrisse tehke Tobi ruum lihtsalt. Jah, selline äge vanakooli, selline, et mingi käsine vent on sees. Siis kõik kärssavad koos seal. Kus sa saad siis
ega suitsuruumis saadakse kõige paremad tutvused ju. Aga seal saad seersandiga sõbraks, et selles mõttes mine ikka Tobi ruum muidugi majjana. Sest see on tegelikult tõesti sotsiaalselt ka parem, mis kõik inimesed enda seal väikeste ruutmeetrite peal akna peal kurvalt Tobi tegemas versus Tobi ruum, kus nad siis päriselt majaelanikud tutvuvad omavahel ja saab aknaid ka lahti hoida lõpuks. Jah. Sest suvel tõesti eriti mingi praeguste ilmade juures aknad peavad lahti olema ja kui keegi kogu aeg kärssa paneb seal kõrval, see võib päris ebamugav olla. On vastik, jah. Ja ma arvan, et isegi need Euronixi kallimad õhupuhastajad ei tee sul nagu kiirelt seda olukorda paremaks. Aga võib-olla kui nad on nagu natukene selles mõttes läbiräägitavamad inimesed või nagu mõistlikumad inimesed ja sa lihtsalt ütleksid, et äkki ära tee kurat aknal Tobi, et saad kuradi maja ees saad käia Tobil või. Siis võib-olla nad nagu pool ajast on isegi nõus maja ees käima või. Et suvel lihtsalt, et talvel võid uuesti akna peal teha. Jah, aga veits võib-olla on see, et kui sa nüüd nagu kituta peale, siis ta teab, et sina oled see ja siis sa enam mitte kitud, vaid lähed temaga rääkima, aga see ei anna tulemust. Siis ta teada, et sina olid see, kes korteriühistule kittus. Nii et kitu kohe korteriühistule, neil pole niikuinii mitte monniga paremat teha. Plus jah, see, nagu ma aru saan, siis ta nagu üürib niikuinii, ehk siis ta algne plaan vist oli see, et üürilandjale öelda, kes siis omakorda ütleks ühistule. No jah, see kett veel pikemaks teha. Et võib-olla majal tõesti on nagu mingi pretsedent ja reeglid selle koha pealt, et osadel mingi kortermajadel on äkki nüüd õues ka need suitsunurgad või? Vaat nagu bussipeatustel on tõmmatud mingi värviga maha see kast, et teie olete siin. Meri algab siit. Jah, ja suitsetajad on seal. Ja siis nudistid on siin. Hästi palju kaste. Ja eks siis ise toba tegemise juures suvel võib tegelikult päris äge olla, et tegelikult me räägimegi, et probleemkoht on ainult suvel. Variant on see ka, et võib-olla hakka ise suviti nagu Capone'i tegema näiteks. Jah, see ei ole üldse jätkusuutlik muidugi. No seda küll, aga siis juba savi, et kõigepealt proovis ühistu asi ära, kui sellega ei lähe läbi, siis ma arvan, hakka lihtsalt toas Capone'i tegema. Siis on nagu kõik laevad, rongid läinud niikuinii. Ja alati on variant, mina tuletan meelde ka Taavi Libe kutsuda, et see on 4. variant. Jah, kutsu Taavi Libe, jah. Seda küll, et tal on, ma usun, et ta otsib praegu täpselt sellist kaasust. Võib-olla isegi kuurja. Kuigi teed Katrin Lust tuleb vist ainult siis, kui sa oled juba ühistuga natuke maadlenud. Ta tahab ikkagi, et mingi nagu selline paberijälg on ees. Et tal oleks nagu rohkem midagi uurivat teha seal. Aga Taavi tuleb kohe nagu. Jah, plus see tundub siuke linna ots ka. Taavi tuleb nagu see hetk, kui see esimest korda sisse kolisid ja Tobi on tunned natuke õrna Tobi aisu, et ta on juba teel. Nagu, et mõtleme koos välja selle asja. Oled kellegagi ühendust juba võtnud, ei ole, väga hea. Lähme koos selle hiiglasliku TV3 muff mikriga nende ukse taha. Suitsetate siin akna peal. Ja mõtte siis tuleb välja, et tegelikult see mingi ratastoolis mees, kellel on viimased aastad elada. Mingi vana mutt. Ja sellepärast ta peabki toas tegema Tobi. Ta ei saa isegi välja. Vaeva akna peal. No, mis loo moraal siis on, ela ja lase teistel elada või? Miks polegi vaja mingit moraali? Härra loe moraali. Kõigepealt, vana hea. Selline choose your own adventure, nagu see elu on. Meil on üks veel. Proovi seda ühistu asja ja kui see ei tööta, siis proovi neid teisi asju. Mine kitule. Seda on meie rahvast teinud ammu juba. Värske emana kuulan siis podcasti jalutades ja vaatan oma beebit ja mõtlen, et appikene, et kuidas ma peaksin või mis ma peaksin tegema, et temast kasvaks inimene, kes saab nagu naljast aru.
ja kes võib-olla oskab ise ka nalja teha, et võib-olla siis Miikael ise oskab öelda, et kuidas kasvatuses tema puhul olid need asjad ja võib-olla saatekülalisel on ka oma kogemus ja nagu ikka, päikest! Tulnukad röövisid ta lõpus ära. Hendrik Punso, mis sina arvad? Kuidas beebit kasvatada, et naljakas beebi tuleks? Võimalikult palju võiks traumat. Ja isa peab nagu kohe lahkuma pildist. Et mida varem, seda parem. Et tegelikult siin on nagu 2 teekonda, kas sa tahad, et su beebi saab naljast aru või sa tahad, et su beebi ise naljakas. Jah, väga suur vahe. Jah, sest see, et kui sa tahad, et ta on lihtsalt nagu normtüüp, kes nagu mõistab nalja, siis võib isa pilti ka jääda. Aga kui me tahame naljakat beebit, siis kindlasti isa läheb kohe ära. Isa läheb ära, ta võiks koolis mingi 6. võiks hakata mingite imelike inimestega suhtlema, kes ta halvale teele viivad natukeseks ajaks, et jääb istuma mingi 8. müüb savu. Siis sa pead ta sealt välja tooma. Kindlasti soovitan Adam Sandleri filme talle näidata lapsest saadik. Ja Kärna Ärnit vaadake ka. Nüüd oli ma just käisin Tartus, vaata, käin ka siis mul sõpradel ka lapsed ja värki, see on nii harjumatu, et endal inimestel on päris elu, kes kunagi olid nagu parimad sõbrad mul, kellega iga päev suhtedes läksin. Sealt jookseb Punso piir parima sõbra puhul, siis kui nad lapse saavad, jälle üks nimekirjast, see iPhone'i kontaktid all. Ja siis lähen nagu majja sisse, eks ole, ja ma näen seda ühte tüüpi, 2 poissi on neil, 5-aastane poiss on seal, seisab lihtsalt käed puusas, vaatab mu pool, kes sa oled. Siis ma mõtlesin, ma teen nagu bitti vastu, vaata, panin käed niimoodi puusus, Hendrik Punso. Siis tüüp vaatab mul lihtsalt nagu tõsise näoga otsa, ütleb, ei tunne. Kõrvab otsa ringi, läheb ära, hakkab karjama. Meil on võõras majas! Ja mulle meeldis see attitude. Ühesõnaga, chillid tüübid tulevad siis, kui on chillid vanemad. See on selge, jah. Ja naljatundlikud lapsed, või tähendab naljast aru saavad lapsed tulevad vist ka siis, kui on naljast aru saavad vanemad. Jah, kurat, ärge võtke mingid mõttetud asju liiga tõsiselt, noh. Plus see võib ikka geneetiline ka olla. No veits ikka, aga ma arvan... Kui jumal andis tõsise lapse, siis ega sina teda ümber ei murra. Jah, seda küll. Et kui sul on ikka, no lihtsalt selline väike Nietzsche juba seal... vankris mõtisklemas. Ega ükskõik kui palju sina talle seal Friendsi klappidega peast lased. Et neid katseid ei ole muidugi tehtud, et üks variant on vaadata, nüüd ta on beebi juba, nüüd on hilja tegelikult, et võib-olla rong läinud. Et tegelikult raseduse perioodil, kui sa paneksid klapid oma raseda kõhu peale ja siis Spotify'st laseksid Miikael Meema erinevaid stand-up tunde, mis muideks on Spotify's ka saadaval audioformaadis. Et lased klappidest oma kõhule ja siis su laps nagu juba omastab. Osad teevad seda klassikalise muusikaga, vaata, et tuleks lihtsalt tark laps. Aga kui sa tahad naljakat last, siis ma arvan, et vaheta Arvo Pärt ära. Tiriit ja siis pane Spotify otsingusse Miikael Meema. Jah, see kõlab päris hästi, sest kogu elu on müük. Ja ma ei tea, ega meil vist ei ole ju mingit paremat soovitust, mida beebiga peale hakata. Et kui sa tahad, et ta on väga naljakas, siis traumeeri teda. Ja kui sa tahad, et ta naljast aru saab, siis ole lihtsalt chill temal. Mäletan, ma kunagi neelasin nagu nätsu all lapsena. Siis ütlesin emale, et ma kogemata neelasin nätsu alla. Siis ema ütles, et sul kasvab puu suust välja nüüd. Ja mul oli nagu puu või? Ja ma hakkasin reaalselt nagu nutma. Puu kasvab suust välja. Vaata, emal oli fun, vaata. Ja mul trauma. Ja sa arvad, et see nagu teekonnal, et see oli üks nendest abistavatest lükket? Ma arvan küll. Ja siis teine lükke oli see, vaata, kui halvasti käitud, siis ta tegi alati seda, et kas politsei või lastekodu. See on see klassikaline trikk vist. Klassikaline 90-ndate. Allo, ja juba räägin ja mul ei. Ja toimis. Kumba rohkem kartsid?
ma ei teagi, mõlemad tundusid suht rahv. Politsei tuleb ainult korra, lastekodu on päris pikka aega. ei no, sa lähed ikka vangi. Eluks ajaks pannakse kohe kinni. Ja vanemad. Aga siis sellel hetkel, kui sa ütled, kuradi lits raisk, ma lähengi ära. Siis on tule tagasi. Seda küll jah, et oleks ise targem olnud, oleks saanud seda kabet vastu mängida seal. 4D kabet. Aga tegelikult siis, kui laps vastu hakkab, siis sa teadki, et ta on valmis, vaata. Seda küll. Nüüd ta on valmis. See, et õpilasest saab meister. Kui su väike laps oskab sulle vastu juba öelda, et mokad. Kutsun sulle kuradi lastekaitse. Sellest arvan. Number on valitud juba. Pane mu toa uks kinni, kui sa lahkud. Ja Ella, kui söök valmis. Ma loodan, et see on midagi head täna. Parem oleks, et on. No näed, järjekordne inimene välja aidatud, et tore kuulda, et keegi siin lapsi ka teeb, vaata. Eesti iive, nagu ta on, ju. Nagu ta oleks minu mure. Ja mul on tunne, et nagu Mait nagu vajub ära kohe, et me tegelikult siin ruumis võib olla legit apnik otsas ka juba. Suht on, jah. Nii et aitäh kõikidele, kes te oma intiimseid lähedasi muresid jagate meiega ja jätkake selle tegemist miikal.ja ja nagu ikka subscribe, follow, nupud ja mis ma oskan selle saate lõppu öelda, et aitäh, Maiduke Puntso. 25 september Tallinn, 2. oktoober Tartu ja... See ei ole veel bookitud, aga tõenäoliselt. Tõenäoliselt. Ja 15. Kõige showdel. 14 ja 15 ei ole midagi. 14 august Pärnu Wunderbar. Ja 12 august on ka Puntsomania veel päikseänkudega. On ja vallaliste pidu ja kõik asjad. Aitäh. Asjad toimuvad. DJ-setid, värgid, särgid. Aitäh teile ja aitäh teile kõigile päikest. Või no tegelikult vahelduseks võiks natuke vähem tulla. Või üleamispäeva. Vihma.